Tere tulemast kuulama juba järjekorras 8. Peavõit podcasti episoodi. Mina olen endiselt Janar Soo ning täna on mu külaliseks tähena Eesti võrkpallimaastikule sisenenud mees, kellest sai kiirelt üks Eesti parimaid võrkpallureid. Tema karjäär on viinud teda Poola, Itaaliasse, Saksamaale, Katari ja Brasiiliasse ja loomulikult Eesti koondise järgist korduvalt EM-finaalturniiridele. Vaatamata kõigest 31 eluaastale on mees profivõrkpalli mänginud juba 13 aastat ja ega see niisama lihtne ka olnud ei ole. Korduvad vigastused, rasked perioodid, taastumised ja valikud, mis nõuavad vaimset tugevust kohati rohkem kui füüsilist vormi. Täna on meie külaliseks ei keegi muu kui Robert Täht. Tere Robert ja aitäh tulemast! Tere minu poolt ja aitäh kutsumast! Mõtlesin, et kus seda alustada, alustame sealt, et sa oled Võru poiss, ma saan aru, ja sealt see võrguvärk algas, aga miks võrkpall? Võrust pärit ja ma ütlen, et sellel ajal, kui mina olin noor, siis minu vanused poisid seal +-5 aastat, et polnud ühtegi kutti, kes ei käinud võrkpallitrennist läbi. Ja sinna viisid ka minu tee ja siis tuli üsna hästi välja ka, et ma mäletan, et selle mingi esimene karikas võib-olla, ma isegi mäletan, mille ees anti, aga anti mingi parima mängija auhind seal, polnud väga trennigi teinud, et selle karika sain koju seina peale, et siis kuidagi tahtmine tekkis seal juba sellel momendil ja sealt edasi, et tegelikult paralleelselt ma käisin veel judos, kergejõustikut natukene nipet-näpet, aga siuke spetsialiseerumine, et ainult võrkpallitrenn, et see tuli umbes siuke 5-6 klass, ma arvan, et kuni selle ajani sai nagu enam-vähem kõike tehtud. Ja siis seal 5-6 klassis umbes otsustasid, et minust tuleb võrkpallur või see oli lihtsalt nii, et kõik enam ei jõudnud? Kusjuures tuli ikkagi niimoodi et 5-6 klass ma ikkagi juba tahtsin saada võrkpalluriks, et seal mängiti neid noorte klasse ja kogunes neid parimat mängija auhindu ja võitsime oma Võru võistkonnaga turniire ja siis see kuidagi soov seal, ma mäletan, et sellel vanusel tekkis, et tahaks Audentesse juba jubedalt minna. Et üsna varakult ma enda jaoks välja mõtlesin, et tahaks seda võrkpalliteed proovida. No selle Audentesse juba siia mängu tõid, siis ma küsingi, et kui raske või loomulik see üleminek sealt väiksest Võrust suurde pealinna Tallinnasse on, nagu sa ütlesid, siis neid parima mängija tiitleid ja asju tuli seal Võrus nagu kamaluga, aga kuidas see esimene selline Audentesse nagu emotsioon seal oli, et kas läks sama reega edasi või algul ikkagi tuli natuke mingeid ämbreid ka kolistada ja ütleme sellised pealinna patuka ära teha? Jah, et meid ju pandi sinna kõik kokku üle Eesti, et see seltskond oli kirju. Pulli sai tehtud ka omajagu, et 10. klass. Jah, et siis võib-olla see võrkpalli pool nii oluline too hetk ei olnud, et oligi suure linna tuled ja viled. Et mäletan ka, et seesama pärast esimest 10. klassi siis tekkis mingi suurem vigastus. Kukkusin ühel, millest ei ole väga avalikult veel rääkinud, aga jah, et õnnestus kukkuda ühelt rõdult alla ja käeluu ära murda. Ja sellest tulenevalt siis oli veel, see oli jalgpalli MM-i suvi Lõuna-Aafrika Vabariigis veel mängiti, et mis aasta see võis olla, 2012 äkki, võib-olla 2010. 10 pigem pakuks. 10 vist jah, et siis ma mäletan, et täpselt olin väga pettunud elus, vaatasin seda jalka ja MM-i, sõin väga palju, võitsin selle suvega, ma arvan, mingi 10 kilo juurde. Jõudsin tagasi Audenteses laagrisse, treenerid põhimõtteliselt ära ei tundnud, ütlesid, mis värk sul on, vaata, et normaalselt oled juurde võtnud. Ja siis see lõi mul kuidagi selle pilgu lõi selgeks, et umbes mingi 3 nädalaga, ma arvan, ma selle kaalu alla võtsin ja siis nagu läks see kogu suhtumine ja treeningutesse suhtumine läks kõik ikkagi palju professionaalsemaks ja siis hakkasid mingid uksed ka järjest avanema. No ma pean ikkagi selle rõdult alla kukkumise kohta midagi küsima, et ma küsin siis niimoodi, et kahtlemata nagu ranglu murd on nagu valus asi, eks ole? Käelu, randme, okei, vabandust. Et murd igal juhul on nagu valus asi, aga kas tollel hetkel oli valusam nagu see reaalne füüsiline valu või pigem see pettumus, et mis kuradi jamaga nüüd nagu hakkama saab ikka üks inimene saada?
see kõik kokku ma ütleks niimoodi, et Võrus on üks tore turniir, et Tamula Vanak seniaani käib, Urmas Tali, minu esimene treener, korraldab seda. Ja siis ma 17-aastasena osalesin ka sellel turniiril ja seal on 2-päevane turniir, reede, laupäev ja reede õhtuti on siis siuke bankett. No siis siuke külaturniir on ju, et tehakse rohkem fun ja värki ja siis seal banketil, alaealisena mind sinna sisse ei lastud aga tahtmine suur ja mõtlesin, et ronin sealt Madhouse'i rõdu pealt sinna sisse. kahjuks ma sealt kuidagi mäletan täpselt, et seal olid mingid puidupiirided olid piisavalt kitsad, et ma sealt seest läbi ei mahtunud ja enam too hetk kuidagi libisesin sealt küljest ära ka ja üsna kõrge kukkumine ja parem randme peale õnnetult ja siis see randne seal süldina mul otsas oli too hetk. Aga kui suve lõpus või ütleme sügise alguses uuesti Audentesesse läksid, kas siis selleks ajaks oli nagu see vigastus paranenud, et oli jäänud ainult ülekaal, millega tegeleda või pidid veel selle käega ka edasi seal möllama? Alguses mäletan, et see ranne ikka taastus mul mingi 10-12 nädalat midagi siukest, et siis ma mängisin seal, üritasin vasak käega seal mängida, mingeid liigutusi teha ja nii edasi, et aga see kadus ära ikkagi noorena keha piisavalt hästi taastab ise ennast, et sellega nagu mingeid hilisemaid probleeme ei ole tekkinud. Aga Audentese treenerid teadsid, milles nagu asi on või pidid nende ees ka natuke peitma seda olukorda? Ei, muidugi ma peitsin, et väitsin seal kõikidele treeneritele, et mängus juhtus ja nii edasi, et aga kuidagi see info levis päris kiiresti, et täna võrkpalliseltskond ikkagi teab, millega too hetk tegu oli. Ei iseenesest just hea selline õppetund, mõnikord on ju hea, kui need noorena ära käivad, siis natuke hilisemas ja juba nagu ajal, kui enam ei saa nagu sellist, ütleme siis, ebaprofessionaalsust nagu niimoodi lubada, et siis asi vist siin kuklas nagu tuleb meelde mõnikord. Ja ütleme, et see on see olukord, mis jääb meelde tõesti, et oma lollusest tingitud siis mingi vigastuse põhjustamine. Et okei, tollel hetkel mul oli seda vaba aega, et täna siukest asja, see ei tule kõne alla. Aga tagasi ja ülekaalulisena seal uuesti trenni tegema hakata, kui kiiresti nagu vormi tagasi said või kui, ma ei tea, kas alguses ikkagi olid nagu staar või selle ülekaalulisena ei olnud nii lihtne seda mängu ka mängida? Mul tuligi see kuidagi ettevalmistuse ajal seal kooli on veel pihta hakanudki ja ma sain selle kaalu hästi kiiresti normi ja ütleme, et see on nagu ainukene see periood mu elus ka nende 30 aasta jooksul, kus on mingi ülekaalulisuse probleeme või et olen natuke ülekaalus olnud, et see on nagu ainuke kord olnud, et muidu üldiselt see füüsiline vorm on, seda ma suudan päris hästi säilitada ja hoida. Aga mänguline tase selles mõttes ei kannatanud, et läksid sealt edasi, kus ütleme siis kevadel kooli lõppedes pooleli? Ma usun küll et ma arvan, et pigem ma ikkagi panin normaalselt juurde seal, et nagu ma ütlesin ka enne, et siuke hoopis teistsugune lõi pildi klaariks, et sain rohkem aru, miks ma Audenteses olen ja mis ma seal nagu teha tahan. Aga Audentese ajal, kus mul on õigus, et sa mängisid juba Võru meeskonnas meistriliigat ka siis, kui ise Audentes käisid? Jaa, 11 klass asi alguse saigi, et seesama pärast seda jama, et siis ma hakkaski mingid uksed avanema, et tegin päris suure sammu seal edasi, võeti Võru võistkonda, võeti vanemate poiste siis koondisesse ja nii edasi, et seal nagu kuidagi päris siuke kõva nipsukoht oli. No Võrus sa mängisid vist äkki 2 hooaega siis ja seal ikkagi olid nagu põhitegija selles mõttes, et te küll meeskonnana kõrgesse mängu väga palju ei sekkunud, aga ise said mõnusalt hullata. Ja see oli nagu ülioluline sellel ajal, ma arvan, et ma mängisin 12 klass, keegi luges kokku ka 120 mängu äkki, et selle hooaja peale, et neid mänge ma sain tõesti kõvasti, seal olid need noortevõistkonnad, esiliiga, Võru võistkond, koondis, noortekoondis siis ja nii edasi, et neid mänge kogunes palju ja ma arvan, et see andis nagu ka tõuke, väga hea tõuke nagu edaspidiseks. Aga kas Võru meeskonnas oli tol ajal mingeid siukseid vanu kogenud vendasi ka, kellelt nagu nõu küsida või pigem olid kõik siuksed noored ja vihased? Oli üks, üks Andri Sõumpu siis toon nime välja, kes oli
kes oli minust siuke 8 aastat vanem ja kuna ma Audes olin koolis ja tema tegi ka tegelikult trenni, tegi Tallinnas ja elas Tallinnas, et siis me koos sõitsime seda Tallinn-Võru vahet, et neid mänge ja mängimas. Et seal autos kindlasti sai seda võrkpalli olemust ja mingit asja nagu kõvasti arutatud, et kindlasti oli selles ka suur abi. Aga kui oluline see üldse on, et ütleme, kui noor alustab oma nii-öelda profi karjääri, teeb seal esimesi samme, et selles mõttes ju on tore, kui on ülejäänud meeskond ka noortest koosnev, eks saate, kõik on seal nagu võrdsed, saavad oma võimalused, saavad hullata, kui oluline üldse ja võib-olla edasises karjääris ka oskad midagi välja tuua, et on selliste kogenud vendade ikkagi selline rahu ja kogemus, et nad oskavad, kui läheb hästi, oskavad nagu natuke maa peale tuua, kui läheb ikka täiesti võssa, siis oskavad jälle motivatsiooni mingi väikse kõne pidada, et noortena meil ju need emotsioonid ikkagi väga üles-alla, sa oled ka üsna emotsionaalne mees, ma kujutan ette, et sul veel nagu eriti see asi Ameerika mägelikult liigub, et su meelest on nagu see vajalik või saab kuskilt nagu enda vanuste seast ka selle kogemuse kätte? No mingi kogemuse saab, eks, aga seda on päris ilmekalt näha Eesti meeste koondise pealt ka, et kui meil olid need vanemad mehed Toobali, Rikbergi näol, et siis tulemused olid ka hoopis teised, et see andis käest juurde, et siis tekkis see üleminekuaeg, kui keegi teine pidi neid rolle hakkama täitma, et siis nagu tekkisid need raskused ka võib-olla. Et minu arust on see see on ülioluline, et võistkonnas oleks ikkagi kogenumaid mängeid ka, et noortega oma pead, et sellesse asja nagu väga usku ei ole, et võrkpallis teavad paljud rahapuudusest tingituna siis mingi neid noorte projekte, et oli ka Võru meeskond millalgi noorte koondisega esindatud, ühtegi võitunud vist ei saanud või paar game näpsasid äkki hooaja peal, et see ka kuhugi päris edasi vii. Et ikka kunagi korvpallis oli ka Audentes mänginud meistriliigas. Selles mõttes on huvitav, et neil ju ka ühtegi võitu minu meelest ei tulnud selle paari hooaja peale, mis nad mängisid. Samas sellest pundist täna on Eesti koondisele, juba täna rahvuskoondisele ikkagi päris tugev nagu jõud, põhitegijad on sealt Raiested, Kullamäed ja teised ilmselt kõik ei tule mul kohe meelde, et kas võrkpallis ka sellest nii-öelda pundist, kes seal meistriliigas võimaluse sai ja eriti geimegi ei võitnud, on keegi kuhugi purjetanud ka juba? Nii hästi mäleta, aga neid 95 aasta mehi mul nii täpselt praegu ei tule ette, et võib-olla teen liiga kellelegi, aga liiga palju minu arust sealt nagu seda materjali ei tekkinud just nagu Eesti koondise mõttes. Et ma ise näeksin seda asja ikkagi niimoodi, et kui see noortevõistkond ühineb siis meeste liigaga, et seal ikkagi mingid vanemad mehed võiksid seal sees olla, et seda süsteemi seal aidata. Ma olen selles mõttes täiesti nõus. Aga Võrus 2 aastat hullasid ja paugutasid seal ja siis Tartusse, selles mõttes nüüd läksid ikkagi ju keskkonnast, kus tegelikult ootusi justkui ei olnud, nagu tulemusele meeskondlikult, ikkagi meeskonda, kus nagu selged ootused ja lootused ja pinge ka ikkagi, et midagi tuleb ära tuua. Kui hästi sa sellega harjusid? Ma läksin sinna ikkagi, siuke ütleme, et endast väga heal arvamusel mängijana, et ma mõtlesin, mis see siis on, lisaks, kui me siin Rene Teppeniga siis lepinguid alla kirjutasime, siis jutt oli selline, et me hakkame võitlema siin, platsil on üks vaba koht, et me peame selle selgeks tegema, kummis sinna platsile saab. Aga lõpuks mingid mehed või mingitele kokkulepetele jõudutud, et siis mina ja Teppa mängisime terve selle hooaja, aga mitte eriti säravalt, ma mõtlen tulemuste mõttes, et Tartuga me see hooaeg mitte midagi ei võitnud, aga küll see hooaeg ikkagi karastas kõvasti. Aga mis siis juhtus? Miks ei tulnud välja? Kas kooslus oli vale või oli mingi muu kala kuskil mädanes? Kooslus võib-olla, et seal mingite asjadega asi ei toiminud väga hästi, aga eks see ka jälle, et nüüd oli see moment, kui said oma elu peale nii-öelda, et tulime Teppeniga Tartusse, kool kadus ära, kõrvalt tekkis seda mingit vabamat aega rohkem, oma korter, et sai seda elu ka ikkagi natuke elatud seal ja nauditud.
aga mis siis, teine aasta ju läks Tartul meeskonnana juba paremini, sealt juba midagi näppude vahele ka. Mis siis muutus nende kahe meeskonna vahel, mis asi see äratuskell oli, kas see tulemus siis lõpuks või keegi nii-öelda kontorist tuli ja pahandas ka natuke või nagu mis selle või sai lihtsalt see aasta otsa nagu oma elu elamist, said nagu ära harjutud, need asjad ära tehtud ja jälle see, kui sa ütlesid seal Audentese esimese ja teise aasta vahel justkui aitas sul see üks jama nagu profimaks muutuda, kas siis Tartu esimene aasta võib-olla aitas selle lõpliku sammu ikkagi nagu profi mitte ainult staatusesse mängijana, sest seda sa juba olid, aga ka profina mõtlema hakata? Ja kindlasti jällegi ühte ja teist, et kontorist ka ikkagi käidi meile neid sõnu peale lugesid neid sõnu meile päris tihti peale, et pandi sinna telliskivisid meile medical bag'i, mida me kaasas pidime kandma mingite karistusteks, lisaks mingid trahvid ja nii edasi. Et aga ma arvan, et see kõige suurem muutus nende kahe hooaja vahel oli ka see, et meile toodi mõned lisamängijad, Argo Meresaar näiteks, kogenud mängija toodi juurde ja lisaks meie noortena tegime ikkagi ka jälle kõva sammu võrkpalluritena edasi, et selle esimese Tartu aasta lõpus valiti mind esmakordselt siis meestekoondisesse ja see tõuge, mis ma sealt sain, et siis jällegi oli oluliselt lihtsam seal Tartus seda teist hooaega jätkata. Aga sa korra mainisid, et kui sa Tartusse tulid, siis sa olid endast ikka väga heal arvamusel mängijana, et kas sul oli mingi siuke reality checki moment ka, kus läksid koju, vaatasid peeglisse ja mõtlesid, et no kurat, mis värk nüüd on? Oli küll, et kui seal ikka tuppa tuli järjest mingid mängud, et siis said aru, et okei, et see asi päris nii lihtne ka ei ole, et see oli päris kõva reality check ja jällegi ma arvan, et tagantjärgi on lihtne mõelda, et seal olukorras sees olla oli muidugi keeruline, aga tagantjärgi mõtled, et see ka, et seal nagu normaalselt tuppa tuli, et see aitas jällegi rohkem võib-olla endast välja tuua, et ma mäletan, et see hooaeg me ikkagi tegime väga tummist jõusaali ja need jõusaali näitajad läksid seal ühe aastaga ikkagi väga heaks. Ja siis tulebki järgmine aasta tagasi, hüppad oluliselt kõrgemale, ründad oluliselt tugevamalt, et see läks kõik lihtsamaks, jah. Aga sellise, ütleme, vaimse poole või mentaalset trenni või kuidagi harjutusi või kas sa nagu tegid midagi sihikindlalt, et mitte nagu jääda kinni nendesse ebaõnnestumistesse või lihtsalt panid siukse õige Eesti mehe kombel hambad risti ja ootame homse ära, proovime paremini? Sellel ajal oligi täpselt nii, et hambad risti ja panidki edasi samamoodi, et ega siis ei mõelnud ju, et vaimselt võib-olla võiks kuidagi mingit asju teistmoodi sättida oma peas, et siis lihtsalt tulistasid võimalt, jah. Aga koondisesse, tegelikult päris kiirelt ju tõusid ikkagi koondise liidermängijate hulka ka. Kuidas see õnnestus, et kas selleks ajaks oli see ütleme ülim enesekindlus tagasi, et tulen jalaga ukse lahti ja hakkan edasi paugutama või tuli see kuidagi järk-järgult, ma ei tea, trennides olid, jälle nägid, et füüsiliselt oled hea, oled kõrgelt sinna, et sellest vennast sain juba mööda lüüa, et ega polegi kedagi muud ees. See esimene koondise suvi minu jaoks, täpselt enne seda oli meil noortekoondisega MM-valikturniir, kus me siis natuke ootamatult, sest me noortekoondisega siis varasemad aastad mingit erilist tulemust ei suutnud korda saata, aga täpselt see sama kevad õnnestusime, võitsime seal MM-valikturniiril kõik mängud ja läksime alagrupi võitjatena MM-ile ajaloos siis teist korda. Et sealt tuli mingi päris hea enesekindlus, sain Aavo Keel võttis veel ühendust, mäletan, et oled oodatud ka meestekoondise laagrisse. Mul seal palju aega olnud, ma arvan, ma jõudsin seal paar trenni teha ja tuli turniiri peale. Ja kuidagi ta mind sinna seltskonda ka võttis. Õigesti mäletan siis sellel ajal Andrus Raadiku asemel sain sinna 12 mängija hulka. Üsna kiirelt tuli see võimalus ka, et tuleb platsile minna. Ja mäletan väga hästi, et selle esimese mängu viimase palli Gert Toobal kuskil 25-24 seisul andis mulle veel 4. Ma ütlen ausalt, et ma nagu
seda hetke mäletan, aga kogu see, mis seal käis, et ikkagi ma ei suutnud väga salvestada, et see värin ikkagi sees oli üsna tugev, aga selle palli ma sealt kuidagi ära lõin ja jällegi, et need sellised momendid annavad nagu, ma arvan, mängijatele eluks ajaks nagu mingit sellised teadkindlust juurde, et see oli kindlasti ka mingi võtmemoment ja siis pärast seda oli meil 2 mängu veel ja need ka nagu mõlemad õnnestusid väga hästi. Ja siis sellest ajast alates oli nagu koht põhimõtteliselt nagu kindel? No jah, sealt edasi järgmine aasta ma ikkagi ka alustasin juba, jah, ma olingi ikkagi põhis, et oli ka mingi periood, kui mind vaadati 3. nurgaründajana seal Juhkami ja Puparti seljadega, aga üsna kähku ikkagi koondises ma ikkagi väga palju pingil ei olnud, jah, et algusest peale. Aga kuidas see koondise punt nagu vastu võttis noore tähe, ütleme siis niimoodi? No siis olid ikka need vanakooli mehed seal ees, et ütleme nii, et see oli äge kõik, aga ikkagi tundsid ennast noorena, et sinu käitutigi nagu noor ja jooksid seal veepudelitega ringi ja kui oli koondise lõpetamine, siis keegi härra käskis, et kuule, istusid mullivannis ja et kuule, et lippapoodi too paar õlut juurde, et siis kuivatasid ära ennast ja jooksid poodi ja et selles suhtes lihtsalt üldiselt, et ikkagi käituti sinuga kui noor, et ma mõtlen, tänapäeval meil on ikkagi väga, väga rahulikuks asi läinud, et tuled lihtsalt ja kõik on sõbralikud, võtavad sind hästi vastu. Aga kuidas sa ise sellesse nagu tol hetkel suhtusid? Võtsid seda, kui nii peabki olema, sest just kui olen seda näinud ja kuulnud varem, et kõik on tavaline või suhtusid sellesse nagu mingisse raskesse koormasse ja vahel mõtlesid, et tahaksin mullivannis pigem veel istuda? No sellel ajal oli see austus, sest meil olid enamus koondise mehed olid välismaal ja see välismaa tundus jätkuvalt tollel ajal veel kuidagi kauge. Et see austus nende meeste vastu oli piisavalt suur, et seal ei mõelnud 2 korda, vaid otsisid käterätikut juba ja jooksid. Aga vot välismaa siia mängu tõid, siis ongi võib-olla sujusid minna, et tegelikult sina ju justkui nagu väga kaua ikkagi seda esimest asja ootama ei pidanud, kui 2010 sa Võrus alustasid, siis 2015 tuli esimene välisleping Poola. No, kui lihtne seda vastu võtta oli? Olid seda nagu, seda oodanud tõenäoliselt olid nagu vaimselt valmis ja kui võimalus tuli, siis läks väga pikalt mõtlemata see allkiri sinna alla. Ja oma vanuste poistest, et Aganits läks 2 aastat enne mind ja Teppan läks siis 1 aasta enne mind, et ma jäin nagu nii-öelda 3. selles arvestuses. Aga jah, kui see pakkumine Poolast just, et Poola ikkagi võrkpalli mõistes on number 1-2, et siin ei ole küsimust. Ja peatreener oli tol hetkel sama, kes koondise treener, et see tegi oluliselt lihtsamaks selle mineku sinna ja ei, nagu see paber sinna lauale päriselt tuli, siis ei mõelnud absoluutselt mitte kohe teele. Ja see oli väga, väga, väga hea otsus jah, tollel. Aga kui oluline see ikkagi oli, et seal olid ju teised eestlased ka sul ees ja treener ka ikkagi oma mees, et kas see andis nagu pigem nagu turvatunnet või mingis mõttes pani ka nagu lisapinget, et see nagu just kui nendele käsi on kindlasti mängus selles, et sina sinna jõudsid, et nüüd ma ei saa ju neid ka alt vedada, kui ma siin mingit pulli tegema hakkan või ei mängi nii, nagu ma peaks. Ja sellel ajal see professionaalsuse level oli ikkagi juba väga-väga hea, et see lisapinget ei pannud, ma vist ei mõeldudki selle peale, kuigi jah, tagantjärgini mõtled, et peatreener Gretu võttis ju mind sinna omal vastutusel tundmatu eestlase, noore, küll aga ja veel pidi ta maksma, klubi pidi minu eest maksma, võrkpallis on see hästi ebatavaline, keegi maksab ülemineku summasid, aga see Poola klubi oli valmis seda tegema. Aga ma ise selle peale väga ei mõelnud, jah. Aga ma arvan, et Gretu ikkagi mõtles, sest ma umbes seal pool aastat ikkagi väga platsi ei näinud, aga kõik need vabad päevad, vabad hommikud, Gretu võttis mind eraisikuliselt sinna trenni ja me tegime neid puuteid ja ikkagi käitus minuga natuke teistmoodi kui seal ülejäänud võistkonnaga, et hoolitses ja treenis mind nagu ka eraldi veel. Aga kui esimesed pool aastat platsile ei saanud, tõenäoliselt Gretuga sul neid vestlusi oli, et miks ja kuidas, ma eeldan vähemalt, aga siis
Kas tol ajal korra mõtlesid, et äkki ei teinud õiget sammu või see ei olnud üldse kuskil peas ka, et tulebki lihtsalt oma aega oodata ja siis, kui võimalus on, siis taguda? Jah, Gret on hästi hea siuke inimeste tundja ja ta oskas väga õigeid nuppe vajutada, et hoida mind rahulikuna, kuid ma mäletan, et see pool aastat oli minu jaoks hästi keeruline. Et ikkagi kõik mõtted olid läbi, mis ma veel teha saan, kuidas ma peaksin tegema, mida ma rohkem peaksin tegema. Aga jah, lõpuks tuli oma võimalus ära oodata ja jällegi oli üks mäng, üks moment, käis nips ära ja siis järsku tundsin, kuidas ma tagantjärgi ma tean, et Greto on öelnud, et nad juba nägid treenides pikemalt, et ma teen hoopis teistsuguseid liigutusi, ma on parem, aga ma ise too hetk ei tajunud seda. Aga kui käis üks mäng ära, üks õnnestunud mäng, siis käis jälle see nips ära ja tundsin, ma olen nüüd nagu mingi kukesammu võrkpallurina jälle edasi teinud. Aga kui suurt rolli Gretu su karjääris üldse mänginud on? Et praegu see, mis sa kirjeldad, tundub, et mingis mõttes tähelennule ikka kõvasti kaasa aidanud. Jah, selles suhtes, et muidugi tahaks kõiki treenerid ja kõik treenerid ongi hästi palju andnud, aga midagi teha ei ole, et tema andis mu karjäärile kõige nagu suurema tõuke, et okei, see ei olnud küll alguses, aga see oli nagu mingil olulisel momendil, et andis selle, aitas mind väga palju, andis selle suure tõuke, et sealt nagu tegelikult see välismaa teekond kõik alguse sai. Mingis mõttes ju nagu talendi pealt saab kuhugi maale nagu purjetada, ühel hetkel tuleb nagu suunda ka natuke näidata ja võib-olla valikuid teha ja tundub, et just seal nagu ta oligi seal õigel ajal õiges kohas selles mõttes ja õige mees, kellel oligi võimalik siis kaasa aidata. Täpselt nii, et ise pead muidugi mees olema, et talendist ainult täna enam päris kindlasti ei piisa, et kõik teevad nii professionaalset tööd ja nii edasi, et kui sa ise vaeva ei näe, et siis käidki võib-olla korra välismaal, aga päris kähku oled tagasi kodus. Aga kuidas nüüd tagantjärgi siis esimesele 2 poole aastale vastu vaatad, et midagi klubina väga vist näppude vahele seal ei jäänud, aga kui see esimesed pool aastat välja jätta, siis ise said mängida mõnusalt, tuli hästi välja? Tegelikult oli see klubi alles tõusnud esiliigast ja oli vist 14 satsi seal ja see 5-6 koht, mis me seal lõpetasime, et kergitati ikkagi mütsi ja klubi oli väga-väga rahul nende tulemustega. Jah, ise samamoodi, et need mängud seal mõlemad aastad, et see oligi üks moment, ma mäletan, mis täiesti, see minu esimene mäng siis Poola seal kõrgliigas, et see oli juba kuskil veebruar oli, platsi polnud väga näinud ja siis päev enne Gretu ütleb, meil oli mingid vigastused seal, et täht sa alustad nüüd homme põhis ja põhis alustasin ma Poola kõige siukse nimekama satsi vastu, kus ma veel hiljem mängisin ka Resovias. Et seal olid need Poola koondise staarid ja need mehed kõik kohal, et mäletan, et mäng oli kell 3 päeval. Ma ei suutnud süüa sellel päeval, ma üritasin, tegin endale mingi pasta, alla ei läinud, mõtlesin täiesti pekid, surusin mingi banaani sisse, vaat, et mingit energiat oleks, liblikad olid ikka nii retsid. Aga mänguks ära läks, et siis mäletan, et üks tiimikaaslane küsis ka, et näita kätt, et väriseb ka. Näitasin, ei värisenud enam, too hetk enam ei värisenud, et siis oli juba see mode oli sees ja selle mängu me 3-0 kõigile üllatuslikult võitsime ja anti mul see parima mängija auhind ka, et jällegi see üks moment käis mingi plõks ära, et tekkis mingi eneseusk, enesekindlus, et sealt edasi ribu radapidi tulid neid mänge, väga häid mänge järjest sisse ja siis nagu see koht seal klubis oli nagu kinnitatud, et ma arvan, 6 aega pärast seda esimest mängu oli mul juba järgmiseks 8 aastaks sinna samma klubisse siis alla kirjutatud. Aga kui tihti sul siis ja kas üldse sul käsi värisenud on enne mängu, et ega ma oma Kossu ajast mäletan, et ikka enne igat mängu, mingid liblikad on ju kõhus, aga see läheb nagu pall mängu pannakse, läheb kohe ära, aga seda, kas käsi väriseb, korvpallis seda kontrollitud ei ole, aga sul vahel on värisenud ka? Nii vist ei saa öelda, et pigem ongi need liblikad just see kõhutunne, et on mänge, kus seda on rohkem, on mänge, kus seda on vähem, aga täpselt, et kui pall nagu mängu läheb juba, et siis selle fookuse lööb paika ja need liblikad aitavad tegelikult väga hästi, et jah, muidugi seda
tunnet on võib-olla vahepeal, ma oskan seda või ma üritan seda nautida. Aga jah, ma olen nagu aru saanud, et see pigem toetab, et kui lähed siukse loiumana peale, et siis ei õnnestu ka see asi nii hästi. No tõenäoliselt on niimoodi, et ega meile ju liblikaid tekitavad asjad, mis meile nagu päriselt korda lähevad ja võib-olla kui ühel hetkel tippsporti tehes vähemalt sul nagu seda, ja eriti kui me räägime pallimängudest, mis oma olemuselt on ju lõbus ja kõik tore asi, ja ühel hetkel neid liblikaid enam pole, siis äkki peaks hakkama mõtlema mingi muu asja peale, sest ega see ju tervisele, me veel jõuame sinna, aga nagu tervisele tippsport ikkagi nagu väga kasulik asi ei ole. jah, kindlasti tippsport ei ole tervislik ja täiesti nõus, et kui need liblikad hakkavad ära kaduma ja sa seda mängu enam ei naudi, et siis jah, tasub ma arvan ka mingile muule tööle, elukutsele mõtlema hakata. Siin korra kuulsin, et pärast esimest põhimõtteliselt mängukuud Lubini meeskonnas siis panid kohe allkirja alla, et jääd 3 aastaks kokku. Aga tegelikult pärast teist hooaega tahtsid kuhugi ära minna ja ei saanud minna. Et kui nagu vastik see tunne oli, et nüüd pead nagu tagasi minema klubisse, kus sa selgelt nagu ütlesid, et põhimõtteliselt jätta mulle väikseks, ma tahaks nagu edasi minna ja nad ei lasknud, et missugune see suhtus üldse sellises olukorras nagu klubi, ma ei tea, võrkpallis ka ilmselt agendid sellega tegelevad, aga kui nagu sõbralik see asi seal siis nagu oli või tundsid tagasi minnes mingit sellist siis klubipoolset nagu mingit teatud survet või pettumust või kas olid ise hoopis vastupidi pettunud? Tegelikult mul ei oleks olnud mitte mingit muret seda lepingut austada ilma ühtegi nägu tegemata, aga see lepingut all kirjastades oli kokkulepe, vähemalt klubi lubas ja ka Gretu lubas, et tema jätkab ka selle perioodi, et see oli see üks põhjuseid ka, miks ma nii uljalt, sest ma mängisin ennast just pilti, et oleks võinud võib-olla natukene oodata, aga see oli üks kindel põhjus, miks ma tahtsin seal jätkata, et Gretu pidi ka veel kogu selle perioodi seal kaasa tegema. Aga minu 3. Lubini aasta siis enne seda vahetus selle president, see president ei saanud Gretuga absoluutselt läbi ja seal tekkis vahetati treener välja ja siis ma mäletan, et kirjutasin agendile, et kuule, et ma ei taha siin jätkata, et see asi siin natuke on haisema hakanud, kogu see värk siin ja jah, siis leiti ka väga hea pakkumine Türgist, Izmirist juba ja kes olid valmis maksma ka üsna kopsakat, olid valmis mu selle Lubini palga siis kinni maksma, aga klubi ütles, et ei. Ja siis oligi see, et hea küll, et siis tuleb see hooaeg siin ära teha, et ja asi tipnes veel sellega, et Lubini ei olnud raha, et seda palka isegi maksta, et see palgad hilinesid seal ikkagi jah, päris tugevalt. Aga nagu mängida oli sellises olukorras lihtne või kas motivatsiooni jagus igas mängus endast 110% anda või tõenäoliselt mängus ma arvan, et isegi jagus, aga nagu trennides ma kujutan, et ikkagi väike selline motivatsioonipuudus kohati võib kimbutada, kui palka ka nagu ei tule, mis selle jama nagu kinni sulle maksaks, eks, et siis ma ei ole kunagi siuke olnud, et mingid välised tegurid, mis mind närvi ajavad ja nii edasi, et trennis ma ikkagi kuidagi lülitun ümber ja ikkagi siuke vend pigem, et vahet ei ole, mis trenn on või et ikka iga trenn kuidagi üritan ikkagi parimat anda, et see on võib-olla nüüd siin viimasel ajal natukene pärsib ka, et pead nagu jõuga ennast tagasi hoidma, et mingeid liigutusi võib-olla pole vaja päris maksimumiga teha kogu aeg, et see ka ju ei ole nii-öelda tervisele väga hea, aga jah, sellel ajal ei olnud nagu ikkagi Poola pluss liiga tegemist oli maailma tippliigaga, et seal ei olnud nagu mingit motivatsiooni probleemi olnud. Aga sinu rolli jäi ka samaks ikkagi, et põhitegija ja löö pallid maha? Jah, roll jäi samaks, et mängisime, aga me jõudsime vist jäime 7. äkki, aga siis oli 16 võistkonda ka. Et klubi tegi jälle omalt poolt nagu enam-vähem tulemuse, kõik jäid nagu asjaga rahule. Ja. Et aga see oli see hooaeg, kus mul tekkis esimene suurem vigastus ka, et millest ilmselt tõenäoliselt hakkas hiljem mingeid asju välja kerima. Aga mis see vigastus esimene suurem oli? Oligi mängu jooksul 5. game traumavigastus, et hüppasin
hüppasin plokki temporündajaga ja maandumisel siis kuidagi väga õnnetult maandusid talle jala peale, et see jalg käis seal pilla-palla. Taheti isegi operatsioonile saata ja nii edasi ja öelda, et minimaalne taastuskuud on 3 kuud minu mälu järgi, aga ma olin seal mingi 2 kuud või 8 nädalat hiljem olin nagu juba platsi peal ja see oli ilmselgelt liiga vara tagasitulek. Klubi pushis ka muidugi, et neil on vaja ja siis ma mäletan seal mingi laperguse jalaga, et nagu väga mingid ei saanud teravaid liigutusi teha ja hüppe oli mingi 0,5 meetrit madalama, aga suruti nagu mängima. Et sealt kindlasti mingid asjad nagu natuke vaevama. See on päris nagu raske, sest sa tegelikult ju veel tol hetkel ikkagi noor mees, et võib-olla võrkpalluri mõttes enam mitte esimeses noorus, aga elu mõttes ikkagi noor ja seda kogemust nii palju pole. See Bergretu ka eest läinud, et nagu on seal üldse varianti, et klubile öelda, et nagu stopp või tagantjärgi, kui sa nagu vaatad, kas oleks võinud ise olla tugevam ja nagu jalg kõvemini maha panna, et see jalgselt ei tõuse, või kas agent oleks pidanud rohkem sinu eest võitlema või kuidas seda olukorda oleks, sest ilmselgelt nagu vigasena tagasi, eriti sellisena, kus sa oled nagu, ma ei tea, 70% enda nagu maksimumist, tegelikult ju karjääri mõttes see ei ole ja. Ei, see oli täielik lollus, et tagantjärgi ma ei oleks elu sees või eriti veel nendel tingimustel seal. Et klubi ei käitunud minuga võib-olla õiglaselt, palgad hilinenud ja nii edasi, et tänapäeval, praegu ma lööks küll selle jala maha, et kuule, et raunid, mul on 3 kuud vigastuspaus, et ma tulen siis tagasi, kui ma tunnen ennast 100%, eks. Aga tollel ajal ikkagi, väri vemmeldes ja mõtlesin ka, et okei, et oled ka mingi kõva vend, et 3 kuud, et ma siis olen 2 kuuga vaata tagasi, et ikkagi see Kobe mentality ja Mamba mentality ja Jordan ja mängisid ka igasuguste vigastustega ja haigetena ja nii edasi, et siis endal ka tiksus see asi ikkagi peas, et ma pean ka ikkagi nii tegema, et kõva vend olla, kuigi jällegi ma räägin, et sealt ilmselt hakkas see põlvejama ka pihta. Aga kuidas see klubipoolne surve nagu selles mõttes välja, kas see on lihtsalt, et nad umbes iga päev annavad mõista, et sa nüüd selles mängus pead mängima millalgi või seal kasutati mingisuguseid alatumaid võtteid ka, ma ei tea, palka nagu nii ei tulnud, et seda ei saanud kinni hoida, aga ma ei tea, mingid trahvidega ähvardada või ma ei kujuta üldse ette. Ei sellel ajal ei olnud mulle palju vaja öelda, et mängid homme või, ja siis ma juba ütlesin et selles suhtes käis lihtsalt, aga seal oli veel pärast kohe seda traumat, see oli laupäevane päev, arstiaeg oli esmaspäeval ja meil oli väga oluline mäng, oli nädal aega hiljem. President tuli füsioruumi, võttis füsio, ütles, et nüüd sa teed niimoodi, et järgmine nädal oleks tähtväljakul. Me ei teadnud, mis probleem on, mis iganes, paar tundi pärast seda mängu tegi nende katkine jalg, seal on luumurud asjad sees ja siis ta kuidagi mudis seal, möllas nende mingite füsionugadega, surus, ma mäletan, pilt oli napilt kotti juba jooksmas, aga siis ta nagu üritas teha enda poolt kõik, et see jalg kuidagi korda saada, aga ilmselgelt sa ei saa katkist jalga niimoodi parandada. Ja siis veel sellest järgmine päev ta käis mul kodus külas mitu tundi möllas jälle ja siis läksime esmaspäeval arsti juurde öeldi, et kuule, lahas peale ja tegelikult taheti Opile veel saata, aga siis ma käisin veel Eestis Madis Rahu juures uurimas, mis tema arvab ja veel Saksamaal, et need arstid ütlesid, et ära pigem Opile mine ja proovi niisama hakkama saada. Oli hea otsus mitte minna? Tagantjärgi küll ma arvan, et lihtsalt halb otsus oli see, et liiga vara läksin platsi. Aga kuidas see 2 kuud ikkagi olid nagu vigastatud ja tõenäoliselt, Poolas alguses vaatasid ka kõrvalt, aga siis olid terve ja nagu võib-olla objektiivselt said mingitest põhjustest aru ja seda oli lihtsam aktsepteerida, aga ma ise ka väga palju oma korvpallirõjust olin vigastatud ja mingil hetkel see kõrvalt vaatamine on ikka kõige haigem asi, et eriti kui sa hakkad juba kuhugi nagu tagasi jõudma, et sa saad mingeid asju juba teha, aga nagu veel kõiki kokku korraga panna ei saa, et siis nagu jääb see istumine väga raskeks, et kuidas sul see esimene tõsine vigastus ikkagi nagu mentaalselt mõjus? Kuna see oligi esimene, siis oli jällegi vaat see, et uus ja huvitav, et väike mingi teissugune aeg, saad mingid muude lihastega võib-olla kered, asjad möllata, mis iganes, ma ei võtnud seda üldse dramaatiliselt, et võtski kuidagi uue kogemusena ja kuna olingi nagu selles samas klubis 3. aasta,
et polnud vaja suures plaanis kellelgi midagi tõestada, et oli niisugune hea enesekindlus oli sees, et siis ma nagu väga ei muretsenud, et see paar kuud nüüd tekkis, et pärast jõule ma olin nagu juba tagasi platsi peal ja et ma nagu sellel momendil ei pablanud seda vigastust. Aga kas hiljem, kuna see niisugune mänguline olukord plokki hüpates, hiljem kuidagi kas mõtlesid selle peale ka kunagi, kui veel läksid plokki hüppama või see mõte ei ole nagu kordagi peast läbi käinud? Ei, alguses ikkagi oli, aga selle peale ei saa mõelda, et täna, see on ammu ära unustada, praegu me räägime siin järjest tulema aasta-aastalt, et ma olen täitsa seal aastas oma mõtetega juba, aga ma mäletan, mul see tiimikaaslane, kelle jala peale ma hüppasin, ta nagu palus vabandust just sellepärast, et ta ütles, et ta nagu, kuna oli 5 game mingi tasaseis ja 7-7 ala, midagi siukest, et siis ta üritas sinna kuidagi plokki jõuda, et ta oleks võinud selle ära hoida, et ta pani lihtsalt hulluna ja siis ta nagu tuli vabandust sellest, et mis teed, vaata mängus ikkagi juhtub, et kedagi teist süüdistada ei saa, aga selle peale ei saa lihtsalt mõelda, et see ei vii kuhugi. Ei, täiesti nõus, jah. Aga ühesõnaga Poolas siis lõpuks said sealt lahti pärast 3 aastat ja ikkagi see sama Izmir, kes sind aasta varem tahtis, oli nõus su enda juurde nüüd 2018-19 hooajaks ka võtma. Et sa ütlesid, Poola on niisugune top 1-2, ma ei tea, mis see võrgu tugev, meil on Itaalia on vist väga tugev liiga, eks? Ja Itaalia Poola ütlemegi, et on nagu oma ette. Aga Türgi, kuhu tema seal platseerub, ütleme, rahvusliigadest? Panekski sinna järgmisesse potti koos, Prantsusmaa, ma arvan, et on ühtlasem, aga samas Türgi on jällegi siukene, kus kohalikud on võib-olla vähe kehvemad, aga võetakse välismaalased nagu nimekamad ja neile oleks see võimelised maksma ka rohkem kui näiteks Prantsusmaal või niimoodi, et ütleme, et on siukses järgmises potis seal. Aga kas nagu Türgi isu oli juba peal, ikkagi hea kliima ka meiesugustele eestlastele või lihtsalt, ma eeldan, et Poolast oli ka ikkagi mingisuguseid variante, kui sa seal ju hästi olid esinenud ja Poola on ju tegelikult liigana tugevam, et mis need faktorid olid, mis sind ikkagi siis Türki viisid? Palk ka kindlasti, et see ikkagi erines seal nende teiste pakkumistega, aga lisaks ka oli seal suurepärane treener, äge projekt. Ma ütlen ausalt, nende 10 aasta jooksul see oli mul nagu kõige ägedam hooaeg, ma ütlen, see võrkpall kokku, klubi professionaalsus, organiseeritus, me olime ka noor tiim, siis mõni superstar on sealt tänaseks maailmameistres täitsa tekkinud ja et siuke äge punt oli ja tegelikult tegime ägedat tööd ka ja tulemust ka, et jah, see oli igati äge otsus ja mulle väga meeldis see Türgi. Aga too midagi siis välja, mis seal nagu nii teistmoodi oli? Vaat see on alati see ka, et kui sa mängid vaata mingis kohas, kui sul endal tuleb hästi välja, ma tegin päris korraliku hooaja seal, et siis sinna jäävad võib-olla siuksemad helgemad mälestused ka, on ju. Aga jah, muu elu ka, et Izmir linnana 4 miljonit elanikku, elasin seal vanalinnas, autot ei antud, oli autojuht, aga seda kasutasid ainult põhimõtteliselt treeni minekuks, et muidu said seal niisama liigelda. Kliima oli mõnus, korter oli suurepärane, ja need tingimused üldse, et Poolast tulnuna, Poola nagu sellest nii-öelda esiliigast tõusnud klubist, kus olid veel, need asjad läksid iga aastaga paremaks, aga palju oli siuke pilla-palla ja et siis see Türgi tundus nagu hoopis mingi teine maailm. Kas, kuna noor meeskond, kas siis olid teile juba hooaja eel mingid ootused pannud või tegelikult see, et te lõpuks jõudsite ju finaaligi, seal küll kaotsite, aga ma saan aru, et lõppkokkuvõttes ikkagi üle ootuste hea hooaega? Pigem läks hästi, jah, aga see klubi on alati ka siuke finaali sats olnudki, aga tehtigi noorenduskuur natuke jõuga. Üks praegune superstar siis Adis Lagumdžia, et tema esimesed sammud üldse profi võrkpallur 19-aastane, et seal ma ise olin vana, ma olin 25 äkki, siis ma tundsin ikkagi isana seal ennast väljakul, et pidi seal ikkagi pead paitama ja ütlema, et kuule, et saad ikkagi, et see üks viga vaata, et löö ikka oma kõrguse pealt, pane täiega, et usume sinusse, kõik see, et tundsin ennast juba siis väga kogenud mängijana too hetk. Aga jah, et lõpuks me läksime paremaks iga kuu järjest tegime samme edasi ja lõpuks päädis selle ka, et jõudsime kenasti
Türgi liiga finaali ja ühe mängu siis kaugusele ka, et oleks selle kulla kaela saanud, et seal kõik eeldused loodud, et sellest oli ka, ütleks, et kindlasti top 3, kui mitte, ütleme top 3 kõige valusam mäng ja kõige valusamad hetked seal, jah. No mis selles viimases mängus siis juhtus, et närvid vedasid alt või? Ma arvan, et seal tuligi see noorusmängu, jah. Et me alustasime 3 võiduni, 2-2-3 kaotust. Kolmas mäng oli meie kodus, 2-0 taga, kolmas game, treener sai punase kaardi eemaldamine, põhitemporündajal läks ACL, ühesõnaga tema oli kaudis ja siis tekkis mingi, ma ei tea, võib-olla tekkis see pohhuism ja kuidagi võitsime selle mängu 3-2, järgmise mängu võitsime 3-0 juba ja siis see 5. otsustav mäng oma kodus, siis oli tundsime juba, et meil on see kuulda on käes, et on vaja lihtsalt üle pead tõsta. Aga siis vastas natuke kogenud mehed ilmselt suhtsid natukene rahulikumalt seda olukorda nagu võtta ja saime seal 3-0 korralikus sahmakana, et see mäng tõesti, senjani tuleb meelde see valu. Aga see on kindlasti hea õppetund, ega sa ju korra juba mainisid, et tulevast võrkpalli superstaari, mul muidugi keeruline nimi meelde jäänud, aga pidid nii-öelda talle mingis mõttes ju seal mentorlusteenust ka pakkuma, nagu sa ütlesid, et vahepeal hoogu maha, vahepeal motivatsiooni juurde, et kuidas sul nagu sellesse rolli elamine välja tuli, et oli nagu loomulik või pidid vahel, mõtlesid ka vahel enne mingi mängule või trenni minekut, et mis ma siis täna poistele räägin? Ei, see oli kuidagi äge nagu, see tekkis kuidagi loomulikult orgaaniliselt, et seal on mingid, et okei, mina võtan nüüd selle mingi positsiooni, aga seal väljakul kuidagi see tekkis orgaaniliselt lihtsalt. Ja see pigem tegigi selle asja ägedaks, et just nüüd Poolas olin ikkagi nii-öelda noormängija ja Türki läksin siis järsku nagu natuke teistsuguses rollis, et pigem see tegi selle asja lahedaks. No aga järgmine samm ja nüüd ikkagi liiga mõttes edasi siis Itaalias. No see on ikkagi tippklubi ka, mis ta nüüd nimi on, Sir Safety Perugia. Ja seal pigem ikkagi pingile, nagu ma aru sain, et väljakut nägid vähem. Meeskond ju ikkagi väga-väga tugev ka. Kas see on üks su karjääri tugevaid meeskondi, kus sa mängid? Jah, see on võib öelda maailma kõige tugevam meeskond üldse, see on võrkpalli Real Madrid. Okei. Et kas siis selles mõttes oli nagu okei seal pingil olla ja kõrvalt vaadata või oli see ikkagi nagu kannatamine? See tuli, mul ei olnud mitte mingit plaani Perugiasse aasta hiljem siirduda. Me mängisime nendega Champions League alagrupis aasta Türgi võistkonnaga siis nende vastu, ju siis sellepärast ma neile silma jäin. Ja siis ma mäletan, ma veel rääkisin, seal oli samamoodi üks nagu siuke noorem mängumees ja kindel kolmas nurk, kes kunagi põhimõtteliselt väljakut ei näinud. Siis ma mäletan, ma rääkisin klubi kaasa, kurat, ma ei läheks mitte kunagi siukse olukorda. Poolast hiljem ma kirjutasin lepingule alla, et jah, tegelikult ma pidin jätkama Türgis. Izmir tahtis jätkata, kuid Galatasaray, teine Türgi suurklubi, tegi parema pakkumise, olid juba käed löödud. Siuke kuu aeg oli, rahumajas juba. Ja siis järsku juunis tuleb agendilt teade, et kuule, et see Galatasaray nagu kukkus ära. Ja siis nagu see oli päris hellaks, ma mõtlesin, et kurat, mis nagu asi nüüd on, et kõik oli nagu orgunnitud Türgis nagu võib-olla natukene, kas ma ütlen, tegelikult rahaliselt seal oli parem ja Oliver Venno oli sellel ajal seal klubis veel, et tundus nagu äge variant see Istanbul ja kõik see kokku. Aga jah, siis see kadus ära. Aga seal ei läinudki kaua aega mööda, kui paar päeva hiljem olin siin Eestis juba ja siis vaata, mingi võõras number helistab ja siis see Sir Safety Perugia siis general manager, see siis võttis ühendust, et kuule, et kuulsin, et sa oled vaba mees järgmiseks aastaks, et mis sa arvad, kui Perugiasse tuled, siis mul ikka süda aitis paar pauku vahele, aga ei mõelnud ka täpselt samamoodi, et okei, et lepime tingimustes kokku, rääksin ma väga ootama isegi, ei rääkinud nendest numbritest, see on agendi töö lõpuks. Ja siis natuke aeg hiljem olin juba Perugia mängija, et see,
mõtlesin varem seal olukorras olles, et see on nagu nõme positsioon, lähed sinna 3. Ma läksin ka sinna Wilfredo Leoni vastu, et kes siis jälle võrkpalli maailma parimaks mängijaks peetud juba siin 10 aastaid. Et tema selja taha kindlalt, sest seal välismaalaste piirang ka ja ta on minu positsioon. Et aga kui lõpuks see pakkumine tuli, siis ikkagi see, et kõige tugevamas klubis näha kõike seda, mis seal toimub, äkki avanem samamoodi võimalus nagu seal Poolas esimene aasta, et tekib mingi moment, pannakse mängu, särad, kuidagi õnnestub seda kanda kinnitada, et kõik need ootused olid ikkagi sinna rajatud ja täpselt kui see moment tuli, et see leping, siis ma sain aru, et okei, nüüd on nagu enda teha, et saan selle lepingu, saan sinna minna, saan ennast tõestada, et let's see. No ja kuidas nüüd tagantjärgi vaadates selle otsusega rahule oled jäänud, et ma kujutan ette, et natuke kripeldab, et ei saanud nagu justkui seda päris õiget võimalust ennast tõestada, aga samas ma kujutan ette, et maailma parimast meeskonnast on ikkagi omajagu nagu kogemust ja kõike muud kaasa võtta, mis edasi võiks ju ikkagi kasuks tulla. Ja see lõppes ka selle COVID-i pärast sellise aasta. Et sellega ma natuke raustasin ennast, et kurat, hooaega ei veits veel, et võib-olla oleks ikkagi tekkinud see tähtsad mängud oleks minu omad. Tähtsad mängud olid veel ees. Aga tegelikult seal oli ka ikkagi raske, sest see oli mul esimest korda, kui ma nii-öelda mitte esimest korda Poolas ka alguses, aga nüüd siis ma olin nagu väga hästi ennast tundnud klubides nagu üks parimaid platsi peal ja nii edasi, ja nüüd järsku ma ei saa mänguaega ka, et siis ma ikkagi seal peatreeneriga läksime ikkagi nii raksu, et ma mäletan, me saime jõuludeks mõned vabad päevad. Täpselt pärast mängu läksime eraldi ruumi, karjusime üksteise peale, läksin ruumist välja, tõmmusin paugu ukse kinni, see oli mingi suvaline ruum ka vist jätsin kuhugi, ei tea kuhu, ja siis kõndisin minema ära ja siis autosse agendile panin sõnumi, et kuule uut klubi on vaja, et siia mind ilmselt tagasi enam ei oodata. Tulin Eestisse jõuludajaks ja agent raustas maha, et kuule, et mine nüüd maga ära ja mine Eestisse ja räägime vaata, ja läksin tagasi Perugiasse ja kuidagi see suhtumine selle treeneriga oli nagu hoopis teine, et kuidagi jah, talle vist tekitas see mingit taustust, et minu vastu, et ma nagu hoolin oma mingitest asjadest, et ma ei läinud sinna lihtsalt Leonile plaksutama, vaid et ma tõesti tahtsin ja proovisin ja tegin endast parimat, et siis me seal veel mingid mängud, sain päris palju, hakkasin saama rohkem võimalusi, et enne seda ma põhimõtteliselt ainult istusin. Et siis ma sain järjest neid mingeid võimalusi ka ja et see oli kindlasti äge kogemus lõpuks. Aga kuidas treenida maailma parima võrkpalluri vastu, kes oli sinu positsioonil ka, et kui sa ennast nagu trennides võrdlesid, kas sa siis nagu nägid, et reaalselt sul peakski olema võimalus või sa olid nagu, et okei, see vend ikkagi on see vend? Kui ma roosade prillidega vaatan, siis need peavad ikka väga roosad olema, et tegelikult need füüsilised eeldused seal sellel mehel on ikkagi teisest puust. Ja seal nii palju neid faktorid ka, et ta on ülekaalukult kõige makstum mängija. Tahes tahtnud neid mängeid isegi treenerid taha panna pingile, et siis ta justkui võtab sellel mängijalt vastutus ära enda peale, et lihtsam on lasta siis sakib seal platsi peal. Ja tõele au andes ta on väga, ta just tõestas seda ka nüüd Poola liigas mängides, võitis selle liiga mitte nüüd favoriidi satsiga ja nii edasi, et ta väärisid igati. Et selles suhtes ma neid illusioone ikkagi lõin, aga sain aru, miks ma ei mängi tema asemel. No aga tuli COVID ja siis vist 2019 aasta, see oli juba 20, aga 2019 aasta oli sul esimene põlvevigastus, sa ütlesid mulle enne, see vist, kuidas see üldse juhtus? See oli nüüd, ma arvan, et see on tingitud sellest hüppeliigese vigastusest, et siis see koormus automaatselt läks mul rohkem paremale jalale ja parem jalg hakkas normaalselt rohkem vatti saama, sest need lihaste vahekorrad olid ka ikkagi väga suured. Aga see läkski mingi 1,5 aastat aega, kuni siis välja lõi suvel jõusaalis kusjuures. Jalad olid kuidagi nii piimhapet täis ja siis tundus hea mõtte teha posupalli peal ühe jala peal kükki. Olime seal Ardo Kreek ja Kristo Kollo ja siis ma tegin selle kükki ja käis mingi pauk. Ja siis ma ütlesin, kuule sõbrad, et põlvest käis see.
mis sa ajad, see posjupall läks sul käitki, et siuke hääl ikka põlvesti käi, esimest korda. Ma mäletan, et see ei olnud nagu valu ei olnud, ma tegin ühe korra veel. Käis pauk ju, kuulsite. Kas käis uuesti pauk või? Käis uuesti pauk. Okay. Midagi ikka liikus, Ma ikkagi tõestasin, et see tuli põlvest ja seal palju ei läinud aega, kui see põlv läks paisti ka ja Kollol oli tollel ajal see kogemus olemas, et ta ütles mulle kohe, et kuule, sul menisk on adjo. Ja siis oligi doktor Rahule kõne ja õnneks ta sai päris kiiresti minuga tegelema hakata, sest meil oli just natukene enne koondise EM-i valmistumist täpselt mingi nädal-kaks, ma arvan, see asi juhtus. Ja siis kiirelt korda ja koondise ajaks olid ilusti... Täpselt samamoodi noorena jälle mõtled, et võiksin nagu ikkagi kogu aeg ketrust üle, oli mehi ka, kes hoidsid nagu tagasi, aga ikkagi, see oli see siuke EM ka Gretu viimane, kus ta terve aasta meile sisendas, et me läheme ikkagi medalit võitma seal. Ja kui peatreener niimoodi usub, siis hakkavad mängijad ka lõpuks uskuma. Ja see oli järgmine valus moment karjääris, see EM, et aga seda tööd oli kõvasti vaeva nähtud ja siis, kui see hüppeka, see põlve opp ära oli, et siis ikka seda moti oli üle aru, et sinna platsile võimalikult kähku tagasi saada. Aga räägi sellest EM-ist siis, et mis aasta EM see oligi? 2019. Nii, ja läksite medalit võtma ja mis siis juhtus? Esimene mäng suur favoriitide Poola vastu, esimese game vist kaotasime, teise panime kotti, vaatasime, et see peatreener Gretu ütleb, et siin me mängid vigastatud ka natukene, et paneme puhkame ära, pani teised mehed, lihtsalt Poola vastu andis nagu teistele veest mängu aega, et me ilusti välja puhkaks, aga me saime sealt vist, ma ei tea, liiks üle enesekindlus või et kuule, Poolaga paneme siin võrdsega, et nii ongi, et me lähmegi medalitele. Ja siis tuli järgmine mäng Montenegro äkki või, see on lebo, vaata, see oli see, et tund dušiga ja me läheme hotelli puhkama. Aga need vennad hakkasid kuidagi mängima ja saime ise küll napilt, aga 3-0, nagu küll napilt, aga kindlalt, et game'i lõppude peale seal läks ja sealt tuli sahmakas, et siis võib-olla hakkas selle eneseusu liiga kaduma, et siis tuli sealt Tšehhi edasi, samamoodi, paar päeva varem oleks ma nüüd sealt sõidame üle samamoodi sama rongiga, aga sealt tuli samamoodi sisse. Ja siis juba oligi 3 mängu, 3 kaotust. Suurt midagi enam teha ei olnudki ja seal me kaotasimegi lõpuks ju veel Holland, kes oli ka üsna tugev võistkond ja Ukraina, kes tegi ka päris hea tulemus, et neil ei olnud võib-olla nii piinlik kaotada, aga saime ikkagi 5 sahmakat ja tšau-tšau. Kuidas selle eneseusu leidmisega pärast sellist nagu turniiri on, et tundub ikkagi päris karm, seal pakkisid oma asjad kokku ja sõitsid korraks Eestisse, vahetasid kohvri sisu ära ja lendasingi Perugiasse kohe, et seni kaua sain seal hullata meil kontrollimängud, kui härra Leon oli veel, võitles seal medalite eest sellel samal EM-il. Seni kaua sain seal ise Perugias mölata, et siis jah. Aga kas tollel hetkel nagu koondisega ma ei tea, proovisite kuidagi, võitsite kokku, tegite tiimi mingit miitingut, olgu see nagu lõbusam või vähem lõbusam või nagu proovisite midagi teha, et seda fooni nüüd muuta või lihtsalt, ma ei tea, mingi pime usk, et küll homme tuleb paremini, kuni siis juba 3 mängu on pähe saadud ja siis on selge, et ei ole siin midagi paremat. Proovisin, meil oli veel pärast seda 3. mängu fännidega kokkusaamine ka ja see pidi olema siuke organiseeritud rõõmus üritus, aga siis sinna läksid 14 mängijat pluss 6, ma ei tea, palju meid seda staffi liikmeid oli, kõigil pead ikkagi nurus, ilmselgelt tundsid seda süütunnet nende 1000 eestlaste ees, kes tulid Hollandisse justkui ka neid suuri sõnu vaatama, mis me kõik kokku lubasime, et veerandfinaal kindel, sealt vaatame medalid äkki. Et medalite juttu tegelikult keegi meedias ei rääginud, et see oli see, mida Gretu meile nagu sisendas. Aga see tunne oli halb, et tundsid ennast ikkagi süüd, et need 2 mängu seal ära läksid ja siis hakati otsima, et meedia otsis kõvasti seda põhjus selles, et miks kurat Gretu seal põhimehed Poola vastu vaata välja mõtlesid, et äkki see panigi seal alusena, et hakati umbes sealt seda süüdistama, kuigi too hetk oli see tegelikult kõik arvesse võttes oli, ma arvan, tark otsus. Tagantjärgi, jah, lollus. Võib-olla jah, sellise füüsilise poole pealt nagu õige otsus on täiesti
aga nagu sa ise ka välja tõid, et võib-olla see tekitas selle üle enesekindluse nüüd tagantjärgi on ju, aga noh, ega see vaimne pool ega inimeste sisse ei näe selles mõttes ja see on ju igaühe enda teema, aga no hea kogemus kindlasti. Ei oskagi kuidagi kommenteerida seda, et lähme parem karjääriga edasi. Kui Itaaliast tulid, siis tagasi Poola. See oli vist nüüd tugevam meeskond kui Kuprum ikkagi. Ja see on üks Poola siuke läbi aegade üks siuke tuntumaid satse ja selle sama klubi vastu mu see karjääri nagu avapaugu sai ka seal ise Luubini särgis olles. Ja noh, see oli igati äge pakkumine ja kõik need enda ootused ka, et ma nüüd endal ka natuke siuke loll mõistus tollel ajal võib, et ma olen nüüd Perugias olnud, et trenni teinud nende meestega, et mu level on ilmselt paugutan jällegi kõik üle ja kuskil ma nagu ei rääkinud sellest, aga kuskil ma tunnetasin sisemas, et okei, et see annab mulle nagu nii palju, et ma juba olengi vaata. Aga seal ka ikkagi võitlesin pidime selle põhikoosseisu koha eest võitlema, kuigi vist mingis mõttes mind oli sinna natuke eelistatud alguses, aga see konkurents sellele kohale oli tugev, et seal oli üsna võrdne seal. Ja seal tekkisid vigastused, et lõpuks seal põlvega oli küll okei, aga ma käisin seal 2 korda olid rebendid, kõhulihase rebendid, et mis siis ma arvan ka pool hooaega ma lõpuks istusin audis. No see on päris huvitav vigastus, kas see võrkpallis tavapärane vigastus, kõhulihase rebend? See oli ainuke hooaeg, kus mul see oli ja see sama konkurent, kes mul oli, ta on see mees, kellel kogu aeg oli seda juhtunud. Okay. Aga see ongi ikkagi see liigutus, sa avad ennast ikkagi vibuks täiesti ja siis sealt, see ongi kõht võib-olla pinges natukene, ma ei tea, äpsi liiga palju teinud, et siis ta võib-olla viskab sealt nagu natuke välja, jah. Aga 2,5 kuud mängupoosi, ma kujutan kuidagi oma vaimusilmas ette, et esimene kord, kui tuleb, siis on jälle natuke uus asi ja teeme korda, läheb edasi ja kui teine kord uuesti on, et siis juba hakkab vähe ajudele. No see oli see koht, kui ta tekkis, et ma läksin sinna ikkagi oma koha eest platsil võitlema ja meil me panime suht vaheldumisi seal alguses. Ja siis ma nagu kuidagi ei soovinud seda mingit takistust sinna tee peale too hetk. Et see oli nagu siuke halb tagasilök, jah. Et siis ma tulin korraks, ma mäletan jah, sellest esimesest ma tulin tagasi. Esine mäng pidi toimuma minu jaoks. Treener ütles, see on see, kui sinu tagasilööka mäng, kas päev või 2 varem laksain COVID-i. Just tuled nagu teed juba töö ära ja siis, mis oli 10 päeva kodus järsku, see on täitsa pekkis. No ja siis tulin jälle tagasi, aga hooaeg oli suht vähe jäänud ka ja enne play-off mingi mõned mängud, et juba tegin mingi väga korraliku mängu oma järgmise klubi vastu. See oli meil seal mingid mängud veel, et tundsin ennast väga hästi, et ma olen nüüd selles tiimis, ma olen nüüd platsi peal. Ja siis tuli teine kõhulihase vigastus ja siis ma sõitsin juba koju ära ennast Eestisse ravima. Et sellest, kui vigastus tulebki nii, et pead koju ära ka sõitma, et ei saa hooaega lõpetada ja ma ei tea, kas sul tol hetkel oli juba järgmiseks aastaks mingi leping taskus või mitte, aga ikkagi mingid pinged see ilmselt nagu lisas, et kuidas sellega toimetulek oli? Kodus on kindlasti nagu mingis mõttes parem, et on mingid oma tuttavad ja sõbrad, kellega muudest asjadest ka rääkida, aga kokkuvõttes ju profisportlasena tahad ikkagi nagu platsil olla ja ei viitsi selle jamaga tegeleda. Seal nagu olid tähed paiknesid taevas nagu õige koha peal, et täpselt see väga hea mäng, mis ma tegin, oli selle järgmise koduklubi vastu siis. Ja sealt natuke edasi nad helistasid ja küsisid, mis mu plaanid on ja tegin lepingu ära. Ja siis sealt vähe edasi tuli see, et uus vigastus ja saadeti koju ära, et selles suhtes see nagu tegi asja väga smoothiks, et ja ma tulin koondisesse, mõtlesin, mul on nüüd siin rahulikult aega ennast vormi ajada ja järgmiseks hooajaks siis nagu täispauguga valmis olla. Aga olid siis valmis täispauguga? Jah, kuigi seal vahepeal jäid ka veel nii mõnigi vigastus sellel koondise perioodi ajal, aga sellest järgmine hooaeg oli tegelikult minu jaoks ikkagi väga edukas, küll mitte nagu esimese viiulina, aga esimese siis pingi pealt, ma tulin pingi pealt seal, aga ma mängisin, ma arvan, kokku ikkagi mingi 40% hooajast või
pool ajast või et ma seal vahetasin, panime rotatsiooni ja nii edasi, et sellest jäid ikka väga head pigem mälestused. Aga mis need vigastused seal 2 hooaja vahel veel siis lisaks sellele kõhulihase rebendile, palju sa jõudsid ennast siis selle 4 või 5 kuu jooksul vigastada? No ma olin ikka tunduvalt rohkem selle aasta jooksul vigastatud kui korras, et läksime koondisesse ja siis pidin minema põlveopile, see oli mu siis teine põlveopp. Aga see oli nagu mingi planeeritud ilma nagu traumata või? See oli see, mis oli kogunenud. Puhastus, jah, kõhre puhastus. Tehti mingid augud juurde, et see kõhre paremini kasvama hakkaks. Taastusaeg mingi 8 nädalat. Super. Jah, klassika. Siuke lihtsakoelisem, aga seal siis meil tuli, kas see oli, vist pidi see aasta olema, kui kodune EM oli äkki. Ja ka seal olid ju suured ootused peale, et nüüd on see Redeem Team ja okay. Selles suhtes jah, et olid ka suured ootused peal ja seda pushi seal oli kõvasti, et Sorry, jaa, vabandus, Redeem Team lihtsalt on hästi öeldud. Ühesõnaga, seal me nagu see motivatsioon oli jällegi ikkagi põhjas ja ka peatreeneril, kes siis oli vahetunud Gretu asemel tulnud, tõmbas meid ikkagi, no ikka pehmelt öeldes ikkagi täiesti ribadeks, et Gert Toobal lõpetas seal, ei saanud meid EM-il aidata, ei läinud palju mööda, kui ka minul tekkisid seal järjest mingid, võib-olla see põlvevigastus ka natuke varele tagasi, natuke too much mingid asju, et seal enne seda turniiri algust tõmbasin mingi kubeme ära, siis sealt lappisime selle Läti mänguks selle kuidagi kokku, mul jalg oli täiesti niimoodi, et ta põrvest kõveraks ei läinud praktiliselt. Ja ei pidanud mängima seda mängu, siis seal 2-0 olime taga või olime 1-0 olime taga, läksin peatreeneri juurde, ütlesin, et kuule, pane mind mängu, et ma olen ikkagi valmis tegelikult. Siis tuli esimene serv, lühike serv, ja siis selle sama jalaga läksin ette sügav kükki kuidagi ja siis käis puusas sartoriuse mingi lihas, millest ma esimest korda kuulsin, rätsepalihas. Okay. Ma kuris, mida täpselt, kus see on. Et käis sealt mingi laks läbi ja oli selle rebend siis, järjekordne rebendi kusagilt, et mäletan, kui ma doktor Rahu juurde jälle siirdusin, siis ta ütles, et tema pea praegu ei võta, et kuidas on võimalik võrkpalli mängides seda kohti nüüd rebestada, aga kuidagi oli võimalik ja siis minu jaoks oli nagu see kodune turniir lõppenud. No ja siis läks natuke aega, et ma panin pool ära ja siis seal läks ka umbes 6 aega, pidin taastuma. No tundub, et Rahu sul on kiirvalimine oli kunagi, ma ei tea, kas sa mäletad, et said panna seal 1, 2, 3 numbrid või mingid siuksed, et ta vist päris palju sult kõnesid saad. Ta on ikkagi väga palju mind aidanud jah, nende kõikide asjadega, et ta on päris hästi kursis ka, et või ta on nagu see inimene ka, või kelle juurde kõige lihtsam on endal pöörduda, jah. Ei, mul on endal temaga täpselt sama kogemus, et mingi 5-aastasel perioodil ma helistasin talle rohkem kui ma emale, ma arvan, aga ainult kurbade uudistega. No aga siis Poolas sa igatahes nüüd siis nii-öelda selle uue koduklubiga mängisid. Kuidas see hooaeg läks, et jäi midagi näppude vahele ka sealt ja kuidas endal isiklikus plaanis pärast sellist tegelikult hooajaks ettevalmistumiseks seda ju väga nimetada ei saa, kui sa oled lihtsalt katki kogu aeg. Et kuidas nagu pärast sellist siis suve või vahepealset perioodi uuesti mängida on? See mingis mõttes oli raske, mingis mõttes oligi, et sai nii kollisa ette kogu sellest kuradi vigastuse teemast ja ma mõtlesin ausalt, et ma ei tea, et mis ikka vaata mõtlen faktat ja panidki lihtsalt võib-olla ma ei hoidnud tagasi, ma lihtsalt päid samamoodi edasi ja palvetasid võib-olla rohkem, et siukse asju juhtuks ja õnnestus suhteliselt puhaste paberitega see hooaeg läbi panna, et lõpetasime Poola liiga kas 3. äkki, aga põhiturniiri, et lõpuks pronksimängu kahjuks kaotasime Poolast, mul tänaseks medalit selle 6 aastaga ei ole õnnestunud saada. See on raske ka, aga kahjuks ei ole, et seal olime seal olime nagu, olid need variandid kõige suuremad, aga kahjuks jäi ära, jah. Üsna puhaste paberitega meil läbi, et ikkagi hooaja lõpp läks ikkagi läbi põleolude. Ja sealt edasi tuli see suvine koondis,
et siis ma käisin ennast 2 korda spetsiaalarsti juures veel Sevillas ravimas seda põlve, siin oleks päris suur hunnik raha ja aega ja kõike ja valu ja mis seal nagu tehti, et aga lõpuks see mingit tulu minu jaoks nagu kahjuks ei toonud. Aga kuidas sa üldse sellise variandil, mis see ravi siis tähendab? Ma eeldan, see päris operatsioon või see on mingi muu, et pannakse mingit tavotti sisse ja väike mingi needus ja siuke maakeeli minu jaoks ta ongi siuke midagi operatsiooni ja midagi nagu ei ole päris operatsiooni, aga mingi nõelaga ta seal toksis seda ma praegu unustasin ära selle, kuidas nad seda kutsuvad, aga nõelaga toksis seda valupunkti seal mingi laks, et lasti mingi anesteesia kõike natukene sisse, mingi valuvaigist sinna põlve ja siis seal nagu toksiti seda, aga seda tundsid ikkagi, see oli ikka siuke mõnus higistamine seal arsti juures, seda igapäevaselt siis enam-vähem ja pluss need PRP-süstid, kõik jutud aga mis sul nagu selle põlvel siis viga oli, kas lihtsalt mingi ülekoormust ja nendest eelnevatest vigastustest tingitud mingi kõhre kulumised ja asjad? No täpselt, et see kõhre ikkagi ei olnud mul ära paranenud ja seal oli ikka mingi jama ja mingi luustumised ja mingid siuksed asjad, et olukord oli ikkagi kehv. Et no see oli, ja need olid ka need, et kus need valuvaistid läksid ka ikkagi igapäevasteks juba kätte, et see sama Poola see aasta ja siis sealt Brasiilia edasi, seal ma läksin Brasiiliasse. Ja no siis ma ikka tegelikult, ma uskusin, et see võib-olla see Sevilla andis mulle nagu mingit tulemust, aga ma läksin ikka sinna, aus oleks olnud klubil öelda, et tõsta käed, et kuule, et sorry, aga ma peaksin praegu hopile minema, mitte siin tee juurde tulema, aga mõtlesin võib-olla, ma ei tea, midagi muutub või soe kliima ja täpselt, ja väga tahtsin minna, sest seesama, mul oli Poolast, nagu ma ütlesin, et enda arust üsna edukas hooaeg, pakkumisi oli Poola, oleks võinud jääda, seal oli veel Euroopas mingid kohti, ja isegi paremate summade eest, aga otsustasin Brasiilia kasuks, et kuna see tundus lihtsalt nii lahe, et siis ma väga tahtsin minna sinna ja sellepärast see otsus sai vastu võetud ka ja ikkagi pool vigasena ma sinna kohale lendasin. Aga kui normaalseks sinu jaoks see valuvaigistitega mängimine nagu selle aja jooksul sai, kas alguses võtsid aeg-ajalt on ja siis mingi hetk tõenäoliselt juba igapäevaselt või vähemalt igaks mänguks ja kui aeg edasi, siis igaks trenniks ka, et mõtlesid sa tol ajal selle peale, et äkki ei peaks niimoodi või siis see oligi lihtsalt loomulik, see enda sportlase hing on nii suur, et ma pean lihtsalt mängima, ma ei taha, et see asi mind häiriks. Aga nagu nüüd tagasi vaatad isegi selles positsioonis olles, siis tegelikult nagu tagasi vaatad, mõtled, et mille jaoks nagu tegelikult ju kokkuvõttes midagi head nagu kaasa ei too. Jah, kuna ma ei ole veel karjääri lõpetanud, ma teen praegu samamoodi, mingis mõttes ma panen sama rada edasi ikkagi, aga ma vaatan nagu sellele hooajal tagasi, et jah, see oli lollus, oleks pidanud seal kuidagi orguinimene tõesti, aga sa oled uue mehena, uude keskkonda, tundmatu liiga sinu jaoks, ma ei saanud seal, ma pidin seal kohe ikkagi, see oligi valuvaigistit, mul oli 4 erinevat tükki, aga ma sain aru, et tegelikult ei tohi neid väga miksida ka, aga ma kuidagi miksin, mul on nagu paika oli pandud, see on nagu tugevam, see on vähem tugevam, see on väga kange, see on nagu siuke lahjam. Et seal nagu selle järgi hommikul ärkad üles, mõtled, täna võiks üks asja võtta, et siis ikka kogu aeg sa võtta ka trennis, et muidu sa harjud ära ja siis nagu mängupäevaks tahaks ikkagi seda efekti saada, et siis sa nagu tunned võimalikult vähe. Sa räägid nagu korralik laborant, missugune skeem on, aga eks ta reaalsus ole profispordis, väga vähe on ju neid, kes reaalselt saavadki ilma ühegi valuvaigistita oma karjääri ära mängitud, on ju. Aga see Brasiilia väga huvitab ikkagi ainuke eestlane vist, kes seal üldse nagu mingid profi, tegelikult ma tean, Martin Paasoja korvpallur käis Venezuelas ja ega ma väga palju ei tea, et Eesti sportlasi oleks pallimängudes vähemalt seal Lõuna-Ameerikas käinud, et ma ei tea, võrdle siis seda Euroopa tippliigade ja Brasiilia liiga vahel, et mis oli erinev, mis oli veider ja mis oli hea? Taseme ma paneks kuhugi sinna Türgi patta, aga muidu see oli kõik teistmoodi. see kõik teistmoodi. Jah, kuidas ma ütlen, et mingid heiterid ei tekiks siin, et hästi populaarne on võrkpalli mängimine seal Lõuna-Ameerikas geide seas, et mul oli pool sats oli, rahvli, ütleme, lööme pooleks umbes olid need poisid. Et juba see oli nagu omamoodi kogemus ja nad ei olnud nagu need poisid, kellele lihtsalt meeldivad teised mehed,
vaid nad ikkagi käitusid ja olid kui täiesti naised, et pidid nagu kuidagi tegelema nendega nagu sa ikka käisid meeste liigas või oli naiste liiga? ei no seal oli mehi ka jah, et aga nagu jah, üks kuulsamaid võrkpallureid mingi Instagrami numbrite järgi, et ja see väga hea mängija, aga täielik, ongi diiva. Okay. Et pidid seal nagu nende tujutsemistega, see oli nii teistmoodi, juba see kogemus oli ikka kõlab päris huvitavalt tõesti. Ja see oli igast ägedaid hetki jah, selles suhtes Aga eluolu? Äge, me elasime väga heas linnas ka, mul oli elukaaslane ka kaasas seal, et mingit seda ohtu, et kui alguses räägiti, et ma ei tea, umbes tukk võtta kaasa enam-vähem, kui poodi lähed, et sükst jama ei olnud, kordagi ei tunnetanud mingit hirmu või midagi sükest, aga see linn oli ka Sao Paulo mingi eeslinn, süke 700 000 elanikku, uuesti, see uus, et mingi hästi loogilised tänavad olid ja mingid tänavad ära, või linn üldse ära jaotatud ja kogu see pool, et tegelikult oli väga tipp-topp. See tundub hea ikkagi nagu päris huvitav. Kahju lihtsalt, et ei saanud nagu mängulise poole pealt. Oleksid järgmiseks aastaks veel tahtnud jääda? Eluliselt, jah. Ei mina ei tea, vaata nagu Harju Terega päeva lõpuks käib see võib-olla, mina ei tea, Harju Tere seal lihtsalt selle olukorraga või niimoodi, et lähed jõusaali, laul käib Who Run the World Girls, et mingi siuke vaata hell, ja siis nagu need mehed on ju seal klubis, sätsis, need on nagu nurka surutud. Ja see oma gäng, et nagu need ja nemad nagu domineerisid võib-olla natuke rohkem mingite asjadega, aga mängid oli iseenesest oli nagu ikkagi okei ja tase oli seal kõva ja elu kõik nagu soe kliima, toit ja nii edasi, et ja Brasiil on hästi siuke, ma ei tea, fun ja lõbus rahvas ka, et kõigil on hea tuju kogu aeg, et see pool nagu meeldis. No ei, see tundubki nagu fun tegelikult, mitte kuulajatel ka, et kindlasti ei ole meil kellegi vastu midagi ja kõik teevad oma valikud ise, aga lihtsalt meeste võrkpalli on ka ikkagi, lüüakse kõvasti pauhe, siis pärast riietusruumist tõmbavad vennad nagu kleidi selga ja lakivad küüned ära ja lähevad nagu välja, et see on ju natuke naljakas ikka. Ja seal isegi nii ongi, küüned olid lakitud ja Euroopas ikkagi üldiselt ei kohta seda märki, et see oligi täiesti uus. Jah, nagu ma rääkisin, seal keskkonda lähed ära, aga üksinda sa lähed siit Euroopast, et ainult sinu jaoks on see asi uus, kõik teised olid selle asjaga vaata, et siis pead ise ära adaptima selle olukorra lihtsalt, et nii on. Aga Brasiiliast tulid siis tagasi ikkagi Põlve ravima? Jah, tegelikult me tegime väga head, see oli jällegi uus klubi, aga nagu päris korraliku eelarvega seal Brasiilia mõistes ja kui me sealt ära tulime, olime tabelis teised, et nagu üsna korralikult õnnestusid seal need asjad küll hästi, aga kõik, ma nautsin põhjus kõike seal peale seda põlvavalu ja see iga trenn ja iga mäng oli ikkagi siukene halb. Mängus oli vähemalt see hea, et sul on adrenaliin, meil oli 5000 pealtvaatajat mahutav saal, mis oli alati täis. Võib-olla paljuski selle, keda ma enne mainisin, üks populaarsem võrkpallureid, kes on ka siis homoseksuaal, et võib-olla paljuski ka tema pärast on seal tantsud tähtedega seal kohalikus käida, kuulus ühesõnaga. Et võib-olla tema pärast, aga saali täis, see on nagu fakt ja see oli nagu tegelikult oli äge mängida. Seal vist kohvi ei jooda ka tribüünil, seal ikkagi käib elu, ma ütlen. Kusjuures ma ei teagi, mis nad teid seal, ma väga, jah, seda ma ei tea, aga muidu alkoholilembelisid on see rahvus küll, jah, et kui siin öeldakse, et eestlane vaata joob palju, siis läksid Brasiiliasse, said aru, et mis asja, morst nagu, see on ikka, see ei ole mitte midagi, vaata, et seal nad panevad ikkagi terve päeva vältel nädalast nädalasse, et see oli ka natuke teistmoodi. Ja, aga ikkagi tuleme siis tagasi sealt Brasiiliast, et meil saateaeg hakkab varsti otsaga saama ja proovime siin lõpuni jõuda. Ühesõnaga valutava põlvega olid tagasi uuesti põlveõppile. Palju sul neid põlveõppe nüüd tänaseks kogunenud on? 5, et ühe käe sõrmed said täis ja sinna selle asja jätame ka, ma arvan. Ja kõik on ühe jalaga? Ühe jalaga, jah. No mul on endal sarnane, mul on 4 põlveoperatsiooni ja ka ühe jalaga. Oleks vaja 5. ja 6. ka ilmselt, aga ma loobusin enne. Nagu mis hetkel see põlvega jama nagu selliseks muutus, et ja kas üldse on muutunud, et mida, jälle see sama, sa ütled, et mõnikord ei ole valuski olnud, aga sa tead, et
nüüd on pekkis jälle, tuleb parandama minna. Ei no mingi aeg oli ikka Mark öelda üldse, et põlve oppi jälle. Et üritasin seda varjata või ma ei tea, tead, et tuleb välja, aga ei tahtnud rääkida sellest, et fuck jälle see põlv, siis tead, et tulevad need jutud ka, et no, ma ei tea, miks see üldse, äkki on aeg ära lõpetada või midagi siukest. No see 3. opp pärast Brasiiliat, see oli kõige kangem opp siis, et siis ma olin kokku kas ligi pool aastat äkki või. Ja sealt ikka jooksis seda aega päris palju peale, et kui olin ikkagi audis, et pikemalt. Aga no, pool aastat on ikkagi nagu ju pikk aeg juba selles mõttes, et kuidas seal seda motivatsiooni leida või kas see taastumine pidigi olema nii pikk või see kujunes lihtsalt nii pikaks? See pidigi olema pikk, et tegelikult me kogu aeg siis väga professionaalselt tegime seal füsiodega tööd ja oli see pilk oli peal kogu aeg ja tegelikult need lihased hakkas päris kähku juba taastuma, aga siis nagu hoidsimegi teadlikult, kuna oli aega. Ma tulin juba koju jaanuaris äkki Brasiiliast, et oli aega. Mingi koondiste turniir oli meil ka siis. Äkki järjekordne EM Itaalias siis äkki, jah, oli see aeg. Et noh, et seal oli nagu päris palju aega, et siis sai nagu rahulikult seal tegeletud ja jah, üsna okeilt tulin välja ka sealt enda arust vähemalt, et aga 6 kuud ja see oli esimest korda nagu siuke väga palju pikem periood. Aga kui kuulsid nagu diagnoosi ja ma siis, või doktor Rahu õigemini ütles, et nii, et parandame ära 6 kuud ei tee, mis need esimesed mõtted olid, et kas kuulsid valesti või teeme 3 kuuga? No tegelikult see tuli ka alguses selgus, kui mind seal Brasiilias saadeti. Noh, mäletan mingi treeni lõpetasin ära, täpselt mängu eelne trenn oli, käis mingi siuke valu oli juba, et kurat, midagi on valesti. No, tunned ära, vaata lõpuks, et kas sa saad panna läbi või ikkagi midagi on väga pahasti. No. Ja siis ma tunnisin ära, et midagi on väga pahasti ja siis järgmine päev oli mäng, siis jälle mingid valukad sisse, tegin selle soojendus ära, mõtlesin, et okei, võib-olla ei olegi nii hull. Mängisin seal pool game'ina, siis tõstsin jälle käe, et kuule, et sorry, et midagi on pikkis. No, siis läksime seal uurima, öeldi, et see põlv vajab operatsiooni, et seal oli põlvekõõluse osaline rebend siis, aga päris suur nagu ja noh, lõpuks see paranditi ära, et seal puhastati seda päris palju ja lükati mingi titaan sinna väike sisse ja õmmeldi kinni, et sellest ka see taastumise aeg. Et aga seda mingit kahtlust ei tekkinud, et tuled tagasi ja ei, no see oli täpselt see moment, et kas nüüd on kõik või jah, et või siis tuleb panna lihtsalt. No, ja siis ei olnud veel valmis mentaalselt ja nii edasi, et mõtlema üldse selle peale, et nagu, tahaks teha veel, et täna veel eriti tunnen, et nagu, siin on ikka aega kõvasti, et jah, tuli lihtsalt teha jälle, et mis seal ikka noh. No aga kui sa ütlesid, see oli 3, siis tegelikult sul on pärast seda veel 2 korda põlve opil käinud, et ja siin, ega mis seal aastaid on, 3 on möödas, et iga aasta käid ikkagi korra ära. No siis tuligi 3 tehti ära, siis ma siirdusin Saksamaale Berliini, parima võib-olla siukse medical poolega, seal on oma see klubi doktor, kellel on suur see Berliini kesklinnas ka mingi suur asutus, kus meil kogu aeg saime siin igapäev minna, kui noh, tundus, et väga safe koht, kuhu pärast seda operatsiooni vaata minna just. Aga noh, seal õnnestus ka kuidagi niimoodi, et mingis trennis, kusjuures veel Timo Tammemaa kaasmaalane, pani mingi servi sealt läbi võrgu, läksid seal oli hommikul ka võib-olla olidki vähe puisem ja midagi ja siis läksin sinna seda palli mänge kuskil ja siis see trossist viskas nagu kõrgele, siis väändusid kuidagi ja käis mingi plaks jälle, täitsa pekis, midagi läks. No treeni tegid ära kõik lõpuni, et ta ei jää, menisk ei jää väga valusaks. Ja kuni siis õhtu jõudis kätte, et põlv oli paks, siis tõmmati veel teibiga külge, proovisin seal soojendust teha, aga siis said aru, et siin ei saa midagi. Et siis tuli seda ravida, aga see ravi läks seal kiiresti, mis ma oli 21 päeva, ei vähem, 18 päeva hiljem, pärast operatsiooni, 18 päeva hiljem, pandi mind hüppama. No uskus ka, kuigi ma ise seal, see oli kusjuures esimest korda, kui ma nagu ise hoidsin tagasi, et ütlesin, kuule rahu, et ma ei tunne ennast veel väga mugavalt. Et mul on varem ka neid oppe olnud, arst vaatas üle jälle, pildid, värgid, kuule, et kõik on hästi vaata. Et ma tean, vend oli nii enesekindel ka, ta ongi väga hea doktor, ma ei taha maha teha, õnneks Eesti saade vaata, et siis ei ole. Aga tegelikult ta mingi kala seal oli, et ma ei olnud veel valmis. Pandi hüppama, hüppasin, tegin selle hooaja lõpuni, tulin Eesti koondisesse, see oligi eelmine suvi siis. Eesti koondisesse, mul kogu aeg käis trenni ajal või mingit liigutus, ma ütlesin põlve poolt ära, nagu keegi oleks noaga tõmmaks põlve. Ja nagu käis mingi plaks ja no ma mängisin, ma tegutsesin niimoodi edasi, kuni me läksimegi esimesele turniirile vist ja siis
oli mängueelne päev jälle, Makedoonia vastu pidime mängima, mängueelne päev, kuskil maandusin ja käis nii reegnuga, et ma lonkasin platsi kõrvalt, lonkasin pingil ära, siis lasin jala sirgu, lõi mingi asja paika jälle, mõtlesin, okei, tegelikult ei ole hullu midagi, teip peale ja proovisime jälle järgmine päev mängida ka, aga siis ilmselgelt oli ikkagi meniskist oli järjekordne tükk väljas, et need 2 viimast stoppi ongi me oleme meniskid olnud, et siis tulin jälle siia, helistasin härra Rahule ja siis jah, tema jälle selle tükikese mul sealt välja võttis. Mingis mõttes on vedanud ka, et meniskit sul jääb aina vähemaks, mulle tundub, et siis ei mõtled selle peale, et ühel hetkel seda pole enam ja siis peab midagi muu katki. Seal vist mingi, ma ei tea, 40% äkki alles, et nii palju kindlust pidi olema, et see menisk sisemine, et sealt ei ole enam vist midagi murda. Väga hea. nii palju on korras, et see on jah 3 korda läinud. Et see menisk on nendest opitist üks lihtsamaid. Ja see kõhre puhastamine, tegelikult on üks siuke väga tõsisem operatsioon olnud, et aga need ülejäänud 4 on siuksed köki-mökina. No aga närvi jäävad ikka. Oi. Ja kui need järjest tulevad, ma räägin, üks oli detsembris ja järgmine oli juunis. Et see oli, et mis toimub. Aga räägiks veel ühest kohast, kus sa mänginud oled, et tegelikult pärast Brasiilia käisid Saksamaal, siis läksid uuesti Poola. See oli siis nüüd see hooaeg, mis praegu lõppes ja nüüd hooaeg lõpus käisid Kataris ka veel 6 aega, et kuidas see Katari võrguvärk ja tegelikult võib-olla rohkem mind huvitab, kuidas see eluolu seal üldse on, et ega väga palju uudiseid Katari kohta ei ole. Et Oliver Venno on seal 5 aasta mänginud, et 6 aega seal olles ma saan aru, miks ta seda teinud on, et tingimused on head, võrkpallis, sa pead seal üksinda tegema, sa peadki seal 30-40 punkti, mis nagu Euroopas tuua on üsna võimatu. Seal sa pead taguma lihtsalt, et mis on iseenesest vahepeal frustreeriv, vahepeal on nagu päris ägena. Aga jah, see elu on ilus seal, kõik tuled ja viled ja mulle jäi väga hästi meelde kogu see Doha ja kogu see periood ja 6 aega. Ja lisaks kõigele veel, ma olin Poolas oma võistkonnas üks vanemaid mängijaid, kas äkki 3. või 4. vanuselt. Ma läksin Katari võistkonda, minust oli võistkonnas üks mees ainult noorem. Siis mul tuli see teine noorus peale, et on jaksa küll ja värki, et tervis jumal hea ja siis seal ikka 40-aastased mehed võrkpalli mõttes ja korvpalli mõttes ja nii edasi on ikkagi vanemad härrad juba, et seal neid oli hästi palju ja et seal tuli siuke, oli nagu, tundsin ennast hästi. Lähed tagasi, kui kutsutakse? Neid ma praegu olen veel järgmiseks aastaks vaba, et millelegi ei ütle, kaaluksin tuleviks kindlasti, et just need 6-ajased sutsud on ka seal siuksed päris ägedad, kui siin peaks aega tekkima hooaegade vahel näiteks, et jah, miks mitte? Kuule, aga nüüd küsin paar teistmoodi küsimust ka, et vigastust me oleme siin juba rääkinud oma jagu, aga missugune vigastus võib-olla vaimselt siis kõige keerulisem nende, ma ei tea, mis sul on mingi 10 tükki siin vähemalt ette lugenud, et kui nii peaksid võrdlema. Üks põlvevigastus oli kõige pikem, kas see oli ka nagu vaimselt kõige raskem või? Seda oli kuidagi ette näha või aimata, et see pikk vigastus paus tuleb. Et võib-olla mis kõige retsima paugu pani oli seal Resolvia aeg, see teine kõhulihase vigastus siis, kui ma tundsin, et nüüd on see minu moment ja play-offid on ukses ja siis üks sõprusmäng seal, treenimäng vahetult enne ja veel nagu klassika. Treener pani, see oli teine mäng järjest ja siis ütles, et mängid ainult 1,5 game'i, et teed selle asetus ära, side viskas mulle mingi palli ja lõin, laks käis ära ja siis lõin ära, asetus liikus edasi ja treener tegi vahetuse. Täpselt see moment. Et see ei olnud niimoodi, et mul oli valus, ta võtsin välja, vaid lihtsalt, et see oligi nii plaanitud. Aga siis ma vaatasin, kurat, selg nii kangena, et mingi jama on, aga tegelikult see kõhulihas siit külje pealt rebenes ja siis keha hakkas ennast kaitsma ja tõmbas kõik selle asja plokki ja siis sinna lõppes mu see hooaeg. Ja sellepärast ilmselt, et hooaeg lõppes ja nagu sa ütlesid, et kui ikkagi oled valmis, tead, et su aeg tuleb, magusad hetked. See oli see enese kinnitamise moment sinna jah, et kuigi mul oli leping järgmiseks aastaks olemas. Tegelikult see koondise vigastus oli retsim see suvel kodune EM, Läti vastu, esimene punkt, esimene vastu, see oli kõige keerulisem kindlasti. Aga kas sa kunagi oma karjääri jooksul
oled otsinud mingisugust abi, ma ei tea, spordipsühholoogidelt, ma ei tea, loed mingeid eneseabiraamatuid või on sul hoopis mingid muud tööriistad, et kuidas ikkagi nagu hakkama saada ja küll su vigastused ei ole olnud nagu maailma kõige tõsisemad, aga nagu see tihedus ikkagi on nagu kurnav ja võiks ju olla mingisugune süsteem, mis kuidagi aitab nagu seda normaalsena võtta ja ennast seal kogu selles protsessis ikkagi nagu hästi tunda. Tegelikult see, jah, ma olen pöördunud spordipsühholoogi juurde ja esimest korda tegin seda Perugia aastal. Et seal ma tundsin, et mul on vaja kuskilt midagi juurde. See ei olnud sellele, et ma olen vaimselt mingi resitud, vaid pigem, et tahaks mingit professionaalset abi, et kes oskab mind võib-olla suunata, et äkki saan mingi protsendikese või mingi paar tükki sealt nagu oma mängule juurde. Oota, ma korra peatan siit, sellepärast, et ma olen nüüd 8. osa teen seda podcasti ja siin on nii mitmedki väga nagu ikkagi kõrgele jõudnud sportlased seda sama asja öelnud just, et see, et ma otsin mingit lisaabi, olgu selleks spordipsühholoog, ma ei tea, toitumine, magamine, et see ei ole sellepärast, et ma olen nagu ummikus, vaid et äkki ma saan 1% paremaks ja mulle tundub, vähemalt selle tagasihoidliku uurimustöö põhjal, et see on üks väga oluline nagu asi, mida oma lastele õpetada, kui sa tahad, et neist saaks nagu sportlased, et see mõttemaailm, et aga äkki see asi teeb mind 1% paremaks. Okei, nüüd võid jätkata. 100% nõus. Et seal ma rääkisin spordipsühholoogiga, kas me tegime nädalas korraks, mitte ainult sellest, et kuidas nüüd vaimselt, vaid toitumisest, treeningutest, magamisest, sa räägid mingi teise inimesega, professionaalsega, ja lisaks sa saad talle nagu tuimalt laduda oma mingeid mõtteid ära, mis sa praegu tunned, mõtled ja nii edasi. Et see oli päris äge kogemus, jah. Selles väga abistav, aga jah, siis ma mingi aeg nagu lõpetasin ära selle ikkagi, et tuligi suvi, mingi koondis, et siis nagu kuidagi aeg hajus ära niimoodi, et välismaal tollel ajal ma olin üksinda ka, et siis oli seda vabamat aega võib-olla, et oli nagu parem tegeleda selle asjaga. Aga kas seal Itaalia klubis oli siis nagu mingi oma selline spordipsühholoog olemas või mingi partner või sa lihtsalt täitsa ise omal initsiatiivil ja ise otsisid? Ise otsisin eestlase ja kuidagi õnnestus, et väga-väga hea inimese leidsin ka, et jah, sellega läks hästi. Ja see hooaeg, mitte küll tema suunitlusel, aga hästi populaarne oli see Game Changer Netflixis, inimesed enamus teavad, mis seda, ma vaatasin ka selle asja ära ja siis ma otsustasin, ma olen nüüd, tegin selle, et ma tahan proovida, et kuidas see veganlus mulle mõjub. Et 6 aega ei söönud liha, 2 nädalat sellest olin täitsa vegan ka, et lihtsalt proovida jälle, et äkki ma saan kuskilt sealt mingi tõuke, mida mul nagu hetkel vaja on. Aga jah, sinna see jäi, et ma ei tundnud ennast kuidagi füüsilist parem. Mis ma sain oli, et uni oli tõesti hea, aga kuidagi mingid asjad jällegi balanseerisid ära selle, et sinna ma kinni ei jäänud. Ma jääks selle toitumisega, ma ise olen täpselt selle sama raja teinud, ma isegi mingi 4 aastat äkki olin vegan, täna veel liha ei söö, see pole ka oluline, aga seal on hästi oluline see, et sul oleks aega nagu asjaga nagu päriselt tegeleda, et väga lihtne on, et ma nüüd enam seda ei söö, aga alati peab meeles pidama, et need asjad tuleb kuskilt ikkagi kätte saada, et ja minu puhul mul oligi lihtsalt karjäär lõppes, polnud midagi teha, oligi hea kapsast ja porgandist nagu süüa tegema õppida, aga päris elus, päris inimestel nagu tihti ikkagi seda aega ei ole. Täpselt selle öelda ka, et ma arvan, et selle 6 aja jooksul, kui ma seda dieeti proovisin, oleks seal mingi suur õnnestumine tekkinud. Ma tõestaks edasi panna. Ma arvan, et see on jäänud võib-olla, et siis nagu tekib see usk sellesse, aga ma ei saanud seda kinnitust kuskilt väljast ja võib-olla nii palju enestunds ka, et siis ma läksin nagu tagasi, et just selle mõttega, et liha süües ma tundsin ennast niimoodi, ma tegin neid mänge seal tookord, et siis nagu ma olen sinna tee peal tagasi. Ja muidugi, inimesed ongi erinevad ja eelkõige on nagu enda tunne oluline, aga hilisemas karjääris nüüd enam, ma saan aru, sa siis psühholoogiga koostööd ei tee, et nüüd on need enda nipid olemas? Mingis mõttes küll, et ma ei välista seda, võib-olla mingi aeg tekib see vajadus jälle, et aga kusjuures üks psühholoog on nagu juba eelmisel aastal pöördus ise minu poole, et äkki tahan tema mingit asja kaasa teha ja siis talle tagasisidet anda, et mis ma sellest arvan. Et see oli ka siuke huvitav, et aga see oli nagu tema initsiatiivil, aga ka jällegi, et ma sain ka natuke mingit asja peast tegeleda võib-olla, et ma igati julgen soovitada, et kui ei pea isegi olema kuskil vaimses augus,
vaid just täpselt see, et äkki sa leiad nagu mingi lisanüansi sealt, et mis annab sulle mängule juurde. Aga ennetada on alati lihtsam, kui kuskilt välja ronida, see kehtib siin ka. Kuule, aga räägime natuke tulevikus ka, et sa küll praegu silm särab, mulle tundub ja mängida meeldib ja paned pärast hooaega veel lisakuu kuskil, kui saaks, et mis sind hoiab veel mängus üldse? Ikkagi seesama, ikkagi nautimine ja liblikad ja ma ütlen see, et see hooaeg ma panin ka nüüd Poolas üsna pühaste paberitega, ikka tekkis väike mingi 2-nädalane või 4 nädalat lõpuks tuli kokku väike mingi säärerebend seal mingitest. Aga nüüd oled juba vanamees ka, et nüüd on nagu jah, saab võib-olla on mõistetavam, miks neid asju tekib, aga see oli täpselt oli mingi haige enne, jälle võib-olla keha kuidagi kange ja mis iganes. Aga igatahes põlve mõttes panin puhast paberitega läbi ja tundsin ennast hästi ja nautisin võrkpalli ja täpselt oligi et pärast hooaega tahtsin veel edasi panna ka ja praegu olen siin kodus, et saali võrkpalli lasen sealt natuke pead puhata, et saab siin randa teha, mida pole enam aastaid saanud teha, sest alati ravid oma vigastust, et see on jälle midagi uut. et olid ära unustanud selle tunde juba ja see ongi väga äge ja rahulikult. Ja see Doha kogemus ka, kui sa nägid seal 40-aastaseid mehi seal rahulikult trennis, et vaatasid hoopis ikkagi noor poiss, et on aega küll. Aga kui palju sa oled mõelnud selle peale, et ühel hetkel ikkagi ju 40-ni võib-olla mängid seal Dohas, aga ühel hetkel ikkagi tuleb võrkpalli mängimisest vähemalt loobuda, et kas sa oled mõelnud, mida veel üldse oma eluga peale hakata või pigem seostad juba nagu täna oma elu võrkpalliga, et ükskõik mis, olgu selleks treener mingi funktsionäärklubis, ma ei tea, mis iganes, aga et kuidagi jääd selle külge, sest mis mina ise nagu näen, olles kunagi olnud mingil tasemel sportlane, siis see sama, millest sa räägid, seda hea tunnet on ju, et kui lööd palli kõrgelt maha või võidad mingi mängu, et ega seda tunnet ju päris elus olemas ei ole, et see ongi ainult nende sportmängudes või spordis, et kas sa vahel nagu oled oma pead murdnud sellega, et kuidas ennast pärast ikkagi normaalse inimesena tunda, kuidagi teha midagi, millest on kasu nii sulle kui teistele, aga lepime sellega, et pilt nagu rõõmust mustaks lambist ei lähe ikka. Jah, me ei saa salata, et ütleks, et ei, ma carpe diem ja elame endis, et muidugi natukene ikkagi kisuvad need mõtted ka kuhugi tuleviku suunas, aga ma selles suhtes annan endale sellega rahu, et täna ei ole vaja neid plaane teha, et praegu on ikkagi see võrkpall on esikohal ja vaatan, kuhu see võrkpallitee mind veel nagu viib ja ma usun, et need asjad tekivad, et ongi mingi siuke plaan ala kauges kuskil mingi umbkaudne plaan, et kui tekib see moment, et tunned, et võiks nagu Eestisse ära tulla, et siis hakkaks seda juba mingi aastaga varem ajama, ja üritaks võib-olla mingit pikemat lepingut siin ja saaks nagu siis nagu need aastad oleks võib-olla see periood, kus sama siis seda võrkpalli järgset elu ka paika panna, et mingid siuksed mõtted, et täna nüüd ma mõtlen, 37-selt algab uus elu, et ma ei tea kunagi. Väga tore ja lõpetuseks ütle siis midagi noorele sportlasele ka, kellel võib-olla keha hakkab alt vedama või on liikunud uude keskkonda, kus ma ei tea, siis kas minuteid või üldse platsiaega midagi ei tule, et kuidas seal hakkama saada, kui tundub, et fuck that shit, et tahaks lõpetada? Hambad risti ja läbi tule ja veenu. Ma mõtlen, et oma kogemustest, niimoodi see asi käib, jah, okei, ei tohi loll olla, et tuleb kuulata oma keha, ja see on tegelikult väga raske tegevus, aga väga palju nüüd mängides ka nüüd juba siis nooremate mängijatega rohkem välisvõistkondades, et siis näed, et seda, ma ei tea, seda liigset mämmutamist ja siukest asja on nagu tulnud nagu, kuidagi minu arust liiga palju, et okei, võib-olla nad tänu sellele säilivad veidi paremini, et aga kui sa mingi pool ajast üldse trennis ja teha, et sul natukene kuskilt midagi tunda annab. Näpp on haige. Et see ka ei vii minu arust mitte kuhugi, et sa pead ikkagi piisavalt pingutama, et kuidagi see kuldne kesktee nagu igal asjal on vaja leida see mingi kuldne kesktee, et ikka piisavalt pingutada ka, et ei mitte üle punase päris minna, aga siuke oranžiga, kui on oranžist tuli, siis ikka edasi panna. No tundub nagu võib-olla, et pead nagu aus iseendaga olema, kas sul on päriselt valus või sa lihtsalt ei taha täna mängida või vastupidi, et kas sa oled päriselt terve või sa lihtsalt tahad täna tõestada, et nagu kui sa oled enda vastu nendel hetkedel aus, siis ilmselt need
tagajärjed on paremad kui siis, kui ise endale valetad. Et jah, kui mulle tundubki, et mingid eelmine generatsioon võib-olla siis, et kui seal oli vaja treenerit tagasi hoidmiseks, siis täna on võib-olla vaja see treenerit utsitamiseks, kuule, et äkki ikka ei ole nii hull, et just sellepärast jah, ma mõtlen, nagu sa ütlesid, noorematele kolleegidele siis ütleks, et ikkagi hambad risti, sest see tundub, et see on nagu liiga pehmeks läinud nagu mingite kohtade pealt ja kui sa oledki liiga pehme, siis sealt ei tule ka mitte midagi. Suurepärane, meil natuke rohkem isegi kui 1,5 tundi läinud, väga põnev jutuajamine, vähemalt minul, ma usun, et kuulajatel ka. Ma tänan sind, Robert, soovin sulle ilusat suve, et saaks ikkagi varbad liivas kõvasti võrku taguda ja muidugi vähemalt siis järgmist 9 aastat tervet karjääri. Jah, kulub ära kindlasti, et aitäh ja alati on ju muidugi tore endast rääkida, et tänan kutsumast.